nabanöör ümber kaela, siis võib sul olla mingi poomiskogemus kuskil elus või mingi lämbumise, et neid sarnaseid asju tuleb nagu mingi aja tagant nagu uuesti, et mingi korduv muster. Et oleks rumal seda nagu eitada või mitte vaadata. Ja tegelikult mina vaatan asja, kui mind huvitab, järelikult on vajalik. Ja sellest jutust me täna ka rääkisime, et see on nagu mina alati ütlen, mul see üks hea sõber ütleb ka, võta see, mis sind kõnetab. Ja kui need on kogu aeg olnud inimkonnas nagu olulised, kes me oleme, meie praegu ütleme, et ne ei ole olulised. Sind see järelikult kõnetab, mina olen sind, mind see kõnetab, selle krohvi, selle hingamise. Kui sa krohvi nagu seal YouTube'is kuulad, siis selgemini on raske rääkida. Et kui konkreetselt põhjalikult selgelt ta räägib ja ta ütles ju samamoodi, et tema oli ka tundus, et see on täielik jama või nagu see on olnud see tarnas, et see vanasti öeldi, et astroloogia on selle, mille kullastandard nagu selle ebausu või mis asja kullastandard. Aga seda vanasti õpetati ülikoolis oli oluline õppeaine, mitte veel üsna hiljuti. Täna siis kutsusin vestlema Anna Luik ja tänane teema on siis valdavalt transpersonaalse psühholoogia valdkonnast. Räägime Stanislav Grofi, kas on siis baassünnieelsed maatriksid? Baasmaatriksid ütlebadki põhiliselt. Baasmaatriksid, jah. Ja Stanislav Grof oli plaanis siia podcastidesse tuua juba tükk aega, et minu kanali kuulajad teavad, et valdavalt ma räägin siin astroloogiast ja see siis on ka selline võib-olla siis osadele kuulajatele ootamatu, kuidas siis arhetüüpne astroloogia ja transpersonaalne psühholoogia on omavahel väga tihedalt põimitud. Ehk siis arhetüüpse astroloogia rajajaks peetaksegi nii Richard Tarnas kui Grofi ja seal siis on see kokkupuutepunkt ja ma loen siin sissejuhatuseks Grofi kohta ja siis saamegi hakata rääkima nendest sünnieelsetest maatriksitest, kuidas need on seotud siis arhetüüpse astroloogiaga endaga ja astroloogia suuresti tegeleb inimese sünnihetkega ja sünd ja surm, kaks kõige olulisemat sündmust inimese elus ja sünnikaart siis ka just keskendub inimese sünnihetkele ja siis samamoodi ka Grofi töö siis transpersonaalse psühholoogia valdkonnas ja nende sünnieelsete maatriksidega ka siis keskendub väga süvitsi inimese sünnile. Aga loen see sissejuhatuseks ja siis hakkame vaikselt veeretama seda palli, et siin 1960 aastate keskel tegi noor Tšehhoslovakkia psühhiaater töötades Praha psühhiaatriuuringute instituudis murrangulise avastuse inimpsüühika põhistruktuuride kohta. Jutt on siis Grofist. Töötades koos mitmesuguste inimestega, kes osalesid juhendatud LSD psühhoteraapias, sattusid Stanislav Grof ja tema kliendid kogemustele, mis järk-järgult ning seejärel pöördumatult vaidlustlesid Freudi ortodokse mudeli, mille järgi tema ja ta kolleegid töötasid. Ja seansside sisu viitas palju sügavamal arusaamisele inimpsüühikast ja universumist, kui seni oli kujutletud. Pärast 3000 LSD seansi juhendamist ja veel 2000 seansi andmete analüüsimist töötas Grof lõpuks välja kaugele ulatuva mudeli, mis selgitas tema klientide seanssidest tehtud tähelepanekuid, ühendades erinevaid konkureerivaid psühholoogilisi teooriaid ning jõudis inimvaimsuse aladeni, mida on kirjeldanud maailma suured vaimsed traditsioonid. Ja siis me räägime siis Grofi tööst, et ta 60 alustas oma LSD uuringuid, siin ta kirjutab ka 76. Nad töötasid oma partneri Kristiinaga välja holotroopse hingamise. Et sina, Anna, oled siis holotroopse hingamise ja Grofi tööga sina peal. Läheb nii välja, jah? Et ole ja räägi võid ise valida, kust nurgast hakkad lähenema. Tere, põhitöö kohta mul arstitöö, et töötan perearstina, aga et mis selle transpersonaalse psühholoogia ja siis Grofiga seoses, et ma olen läbinud siis Stanislav Grofi transpersonaalse nii-öelda treeningu GTT, see on kõigile põhimõtteliselt avatud ja selle nagu läbimise järgselt olen ma siis holotroopse hingamise läbiviija. Ma ei tea, eesti keeles ei ole head sõna facilitator, et see on tegelikult, kuna seal on selline toetav
roll ja et kui ma üldse sinna sattusin, et miks ma sinna hingamise juurde sattusin, siis tegelikult ma otsisin arstina, ma näen, näed, et on ju, et meie psüühikas on nii palju asju, millele ei ole seletust. Mina olen ikkagi nõukogude ajal ülikoolis ka käinud või lõpetasin küll 95, et siis tegelikult Freudist räägiti, see psühholoogia oli ikkagi suhteliselt sihuke pinnavirvendus ja aga igapäevatöös arstina sa näed neid inimeste, kui oluline on see psühholoogiline probleem ja kust need kaugelt need mustrid tulevad. Ja ma sinna hingamisse sattusin kõigepealt ise nagu hingaja rollis ja siis sealt mul tekkis see huvi seda juurde õppida ja seal kohe räägitakse nendest baasmaatriksitest ja kui tuli ette just sinna Freudist, siis Freudi nendel hakkas ju see, et inimene sünnib nagu valge lehena, siis tänapäeva meditsiin juba teab väga hästi, et juba seal looteas on mis aju ja mis meil on siin arenenud ja see nii-öelda sündimata laps, ehk kuigi ta nimetaks looteks, et tal on ka oma tunded ja kogemused ja tuleb juba oma nii-öelda pagasiga ja tänapäeval, kui mina seal olin ülikoolis, siis oli see enneaegse sünni, nüüd tänapäeval on juba 21. rasedusnädalal, 22. rasedusnädalal on võimalik see enneaegne laps juba ellu, et ta jääb, et tänapäeva meditsiin on nii arenenud, et need, kes varem isegi seda ei peetud veel nii-öelda inimeseks, et see, mis seal, kas oli 28 nädalat, oli mingil ajal see piir, et millest on nagu enneaegne, enne seda polegi nagu inimene, siis see ka kogu aeg tuleb allapoole nii-öelda tänud ja seetõttu need baasmaatriksid on just, mida siis, kui seal oli juttu, et nad tegid neid ja kus üldse see astroloogia sinna tuli selle Groffile, tema ka kui korralik teadlane, tema jaoks oli see astroloogia täitsa, polnudki mingi teema nii-öelda. Aga kui nad tegid tollel ajal see LSD lubatud ja nad tegid neid LSD-ga nende rasketele ja nad tegid neid sessioone ju raskete psüühiliste traumadega, väga rasked ja tollel ajal oli veel need sõjaaegsed ja rasked traumad. Seal tekkis nagu segadus, et üks sa teed ühele samale inimesele, võib-olla sama annusega selle sessiooni, aga need kogemused võivad erinevad olla või ka erinevad inimesed, miks need kogemused on nii erinevad, kuni ükskord siis üks kas osaleja, ma nüüd ei ole täitsa täpne, tõi juurde selle, kui nad seal arutasid, et kas te kunagi olete vaadanud neid sünniseise ja siis neid transiite ja siis ta ütles, et siis ta hakkas aru saama, et siis sealt nad leidsid selle korduva mustri, sest Groffil on neid tuhandetes neid läbivaatusprotokolle ja sealt nad said hakata vaatama, neid saab ju siis nii-öelda tagantjärgi ka ju seda astroloogilist seisu, transiitide seisu sa saad, et sünnikaard ja nendega hakkasid selle sinna tagurpidi nii-öelda vaatame. See oli see, kus ta nagu vaatas, et aga see on ainuke asi, mis seletab neid kogemusi, et miks just sellisel juhul sellised. Ja sealt ongi need ja kui me tagantpoole üldse inimeste minevikku läheme, kogu aeg on ju mingid arhetüübid, mingisugused jumalad, jumalused on kogu aeg olnud, mille järgi kuidagi joondutakse. Ja vaadates, mina olen alati öelnud, et kui sa vaatad vana aja arhitektuuri, kunsti või mida iganes, sest minu meelest käeliselt me inimene nagu taandareneb, meil on väga hea tehnika, aga see, mida kunagi on suudetud luua, milliseid asju, et siis ma ei arva, et me võiksime nendesse nii-öelda 1000 või 2000 aastat tagasi elanud inimestesse kuidagi üleolevalt suhtuda või nende teadmistesse. Nad teadsid paljusid asju rohkem, kui meie praegu tänapäeval isegi teame, sest neil oli aega süveneda. Ja see võib-olla läheb nii-öelda mõned mõttes valdkonda, aga tegelikult ütlevad teadjamad ütlevad, et kunagi need tõelised astroloogid, need suhtlesid otse nende planeetidega, see info tuli otse ilma filtrite, et me võib-olla olemegi ennast nii paljude igasuguste ekraanide, filtrite ja kihtide vahele pannud, et meil see otsene side loodusega on tegelikult kadunud. Ja me ei tunneta seda enam niimoodi, et see tegelikult, ma alati ütlen ka, kui keegi ütleb, mis kuu ja mis faasid, aga kui inimesest on, ma ei tea, 80% vett ja kui kuu suudab ookeani liigutada tõusu ja mõõnaga, et miks ta siis inimene on nii kõva, et teda ei mõjutagi, ju ta ikka natuke mõjutab. Ja iga arstikeskuse registraator võib üsna täpselt kõnede järgi öelda, millal on täiskuu. Ta ei pea selleks kalendrisse vaatama, kuidas inimesed aktiveeruvad imelikude probleemidega või kas või unetuse teemaid ja need tegelikult mõjutavad. Lihtsalt me oleme ka erineva tundlikkusega, et me ei saa need ükski asja ei saa nagu 100% võtta või et see on lõplik tõde, aga kui need enda peal katsetada, et siis on see nagu need mustrid.
ja võib-olla mis nendesse baasmaatrikistesse, mida meil seal alati seal hingamises nagu ka, et Rikol on siin ilmselt see hea pilt ka, mida saab pärast siia ilmselt kõrvale panna, et kuna need pildid on Kroffi enda joonistatud, sest Kroffil oli 2 elukutse valikut, kas arst või kunstnik. Aga siis seesama ta nagu nägi seda, et nendes, ja kus see hingamine, kui siin tuli juttu, et enne nad tegid neid LSD-seansse, kui LSD ära keelati, kuna ta läks sinna tänavakaubandusse ja asi läks lappama natuke, siis keelati ära ja kahjuks ka need kliinilised uuringud, aga siis sealt nagu kasvas välja see holotroopne hingamine, kus tegelikult hingamisega saab viia ka ennast sellisesse seisundisse seal turvalises keskkonnas, et seal oli samamoodi, et inimesed, kui nad pärast kirjeldavad kogemusi, tekivad sarnased nagu kogemusmustrid, millest siis tulidki need baasmaatriksid, et see põhimõtteliselt see on just see üks osa inimesest, see on see alateadvuses see, mis on seal raseduse ajal sündinud põhimõtteliselt sellest hetkest, kui laps eostatakse, kuni ta sünnib. Ja see on siis nagu jagatud suures plaanis nüüd 4 sellisesse maatriksisse, mis ei lähe nüüd, ütleme, päris kokku, kui me mõtleme meditsiinilises mõttes, vaid see on just selline nagu kogemuslik. Et kogemuslik need perioodid nagu erinevad, et ma võingi siis näiteks rääkida sellest esimesest baasmaatriksist, mis siis on see aeg, kui laps on seal ema kõhus, see on suurem osa sellest ajast, kui ta seal kasvab, sünnitus pole veel hakanud. Ja seda loetakse selliseks amnioliseks või amniootiline universum või ka siis sellest astroloogiast on siis Neptuni nagu arhetüüp, et laps ju loksub seal lootevees, tal on kui on ütleme ilus eas mõttes oodatud laps, emal on tervis korras, siis laps õljub seal lootevees, nabaväädi kaudu, platsenta kaudu teeb söök, ta tegelikult ei pea mitte midagi seal, tema seal kasvab, kõik on tore, söök tuleb ja see on selline ühtsuse tunne, seal ei ole tegelikult neid minapiire ka niimoodi, et sa oled seal, et see on seesama niisugune paradiisi või ka nagu apolloniaalnikkonda ka tegelikult ja see on selline hea tore loksumine seal. Et selline, ja see on tihti see koht, kuhu võib-olla tahetakse tagasi. Et kui võeta nagu eluliselt, et kui elu on siis kole ja paha, siis see on see hästi turvaline koht. Ja seal on natuke seda vastutuse kohta ka nii palju pole, sest tema nagu hoolitseb, et seal on tegelikult hästi mugav olla. Aga see on sellisel juhul nüüd, kui see on see ideaalne rasedus. Seal samas võib olla seal need kogemused, kas üldse see laps, et kas see laps on üldse soovitud, kui seal on need mingid raseduse katkestamise mõtted või on siis ka see, et emal on lihtsalt see iiveldus paha olla ja või on lihtsalt katkemise oht, et ega algraseduse võib olla tihti ka see, et mingid hetked ei ole alati see rasedus nii kindel, et seal on see katkemise oht, et seal on sellised, kus asi ei ole nii ideaalne või siis ka see, kui emal on lihtsalt, kas ta on ka ise sõltlane või ta ravib mingit tarvitab ravimeid või midagi, et see võib olla ka siis selline toksiline see ookean, kus on ja kui seal on nendes holotroopses hingamises ka, seal on lõpus see, et sa joonistad oma kogemus, siis kellel on seal parem kunstianne, et seal võib olla sellised nii kahtepidiseid pilte, et see võib olla ka niisugune mitte nii meeldiv, aga põhimõtteliselt see läheb seda arhetüübis selle Neptuni alla. Ma räägingi need nagu lühidalt siis ära, et see on see esimene faas. Teen korra vahe kokkuvõtte ka. Tee jah, muidu läheb pikaks. Et nüüd, kui ma juttu siis kuulan, et siis mul on meeles ka see, et siin joostusid 2 nime välja, Kroff ja Tarnas. Ja Tarnas mul on meeles kas ta siis kuskil 74. aastal ta tegi oma Harvardi ülikooli doktoritööd psühhedeelsetest kogemustest. Ja siis ta läks sinna Esaleni, et Kroffi alla tööle minna ja siis seal oli niiviisi, et seal Esalenis oli siis üks tuba oli vaba ja see tuba siis oli täpselt seal Kroffi majas ja Kroffi üleval korrusel, et see põrand siis eraldas neid ja nagu sa juba mainisid, siis kui seal, vaata, kas mingi rändastroloog kuskilt Euroopast tuli sinna nende juurde ja ütles, et kuulge, et miks te astroloogiat ei vaata nende holotroopsete kogemuste tõlgendamiseks või selle LSD psühhoteraapia jaoks, siis alguses nad naersid ta välja, nagu vast suur osa inimesi teeb. Ja siis aga kuna ta olid avatud siis inimesed, siis nad tõid selle astroloogia sinna mängu ja siis astroloogia kinnitas, või siis LSD psühhoteraapia kinnitas seda astroloogist fakti. Ja ma nüüd mõtlengi,
et ja noh, ütleme, et siis neid maatrikseid 4 tükki seal sünniprotsessis, et see pilt ka, mida näitasin, et siia juurde, et see esimene siis, kus oleme seal ema kõhus, see kosmiline üsa ühtsus seal lootevees, imikuna siis, noh, me ka räägime sellisest asjast, noh, sünd on selline asi, mida me väga ei teadvusta endale, sest me ei mäleta sellest midagi, kuid see on teema, millega me kõik saame samastada, sest me kõik oleme koostöös emaga sündinud ja siis see, nagu sa just siis rääkisid, see perinatraalne maatriks või siis see sünnieelne maatriks number 1, et nad siis avastasid ka, et see korreleerub siis selle Neptuuni arhetüübiga või selle planetaarse arhetüübi või selle planeedi sellise tähendusliku väljaga. Ja see ongi siis see sünnieelne, kui siis oled veel seal nabanööriga emaga ühendatud. Siin see Butler kirjutab siis veel niiviisi, et Grofi esimese perinataalse maatriksi kogemused põhinevad ema ja loote vahelisele emakasisese ühtsuse kogemusele. Terves üsas on loote tingimused peaaegu ideaalsed. Hapnik ja toitained jõuavad temani nabanööri kaudu, jääkained eemaldatakse ning pidev soojus ja tähenduslik side emaga loovad turvalise keskkonna. Et siis see on nagu inimese olemuselt siis see aeg, kus veel ei ole veel mingit sellist piiri siis selle nii-öelda minapildi ja sellega, mis seal väljaspool on. Ja noh, et nüüd kui minna selle teise juurde, siis mis ma veel, et siia tagasi põrgatada, et kuidas minul see kõlab, on see, et ja nagu Grof ka sellest kirjeldab, et ja nagu sina seda kirjeldasid, et see sünnikogemus mingis mõttes siis nagu programmeerib siis meie need sellised nagu baasolemise viisid, väga sügavad. Elus esimest korda tunneme hirmu, tunneme, ma ei tea, lämbumist, tunneme veremaitset seal. Et seal on erinevad, jah. Ja selle neptunilise või neptuunilise puhul see ühtsus või selline seal süke õljumine, et see on natuke see koht, kui tahetakse tagasi, mis on nende natuke, mis tuleb arhetüüpne või Neptuun planeedina loetakse, seal lähevad ka need sõltuvused ja sellega liialdamine, et selline, et sinna läheb ka natuke see sõltuvuste teema, et tahaks ennast sinna unustusse, mis iganes ainega saada, et sellisesse kohta, kus teatud mõttes keegi teine mu eest hoolitseb natuke, et see on nagu igal asjal on see plussid ja miinused, see läheb ka see, et Neptuun kui siuke liialdust ja ka siuke alateadvuse ja siukse müstika planeet on ta tegelikult, et siis see läheb sinna või noh, niimoodi. Ja, see on väga oluline koht on, et kui me siin kõigest nendest räägime ka nendest kogemustest, siis ongi see nii-öelda need potentsiaalid ja siis see varjukülg ja Neptuuni puhul just jah, nagu sa mainisid, et sõltuvused, olgu see siis ma inimestele, kui ma Neptuunile kirjandad, et isegi teleka vaatamine on mingis mõttes selline, et sa lülitad ennast sellest reaalsest maailmast välja ja oled sellises, noh, sa väga ei mõtle seal, oled sellises ühenduses. Ja sind viiakse kuskile, see lugu viib sind kaasa, et sõltuvalt mis tüüpi lugu ja sa vaatadki mingit asja ja ju elu näitab, et tegelikult mingeid filme või asju sa võid korduvalt vaadata, et seal on mingi asi, mis sind köidab, sa ei pea mõtlema, seal on mingi emotsioon, mis sulle ilmselt meeldib, kas mingi hea komöödia või mingi tore ja siis sa lihtsalt vaatad või on ta lihtsalt ilus ja siis tegelikult lapsed ju ka mingid filmi, nad võivad kordades ja kordades mingit multikat täiesti, siis mõtled kaua ja ikka nad vaatavad seda täpselt samas huviga, et see viib su mingisuguse kohta, mida sul on vaja kogeda ilmselt, see mingi tunne on ju nii kaua, kui sul sellest äkki kõrini saab kuidagi, et seal on ka mingid sellised ja need asjad on meil tegelikult kuskil keha või rakutasandi mälus. Mis ütleb ju ka, et vee tänapäeval on need veepildid, mis Jaapani mees on need pildistanud, on ju see muusika ja see veepild, et me tegelikult, kuna me koos, meil on kõik see kuskil keha ja veetasandi mälus ja siis me otsime, meil on see mingi kontakt ja siis me otsime, et kuidas me saaks seda uuesti kogeda. Et hästi tihti see mingi sõltuvuse sedema on ka, me otsime, siis see pole see, aga me kogu otsime, et mis asi see on, et me tunneks samamoodi, et midagi meil läheks nagu siis läheb paika, et kui me leiame selle mingi asja, mis meile sobib nagu heas mõttes. Ja nüüd lähme kohe selle teise juurde, aga ma siis veel ütlen siin inimestele ka niiviisi veel juurde, et siin on see pilt ees, on siis Grofi tarnase need sünnieelsete maatriksite jadad, et praegu me siis rääkisime, et mida nad siis avastasid, et need 4 sünnikogemust, et need vastavad siis sellele 4 välisplaneedile astroloogilises mõttes, et siis see sünnieelne maatriks number 1 vastab Neptuunile, number 2 vastab siis Saturni arhetüübile, 3 Plutole ja 4 Uraanile. Nüüd, kui me siit järjest edasi lähme, siis me saame kirjeldada, et miks just need. Aga ja siis siia Neptuuni lõpetuseks siis veel ütleks niiviisi, et siin see artikkel, mille siis Ren Butler on kirjutanud Tarnase ja Grofi tööst, et ütleb, et neptuunilised kogemused on inimese jaoks kõige sügavamad ja rahuldavad meie suurimat sisemist vajadust. Et see on selline, Grof täheldas, et kogemused kaasnevad sageli
postnataalsete mälestustega, kus valitses katkematu ühtsus ja turvalisus, näiteks harmoonilised peresuhted, hoolitsev emadus, mängukaaslastega mängimine ja täisväärtuslik armastus. No ja see ongi, et kui see kõik siin oli ilusti ja hästi, et siis see nüüd, kui see teine maatriks nii alga hakkabki, siis see on nagu siis füsioloogiliselt või siis see hetk, kui hakkab see nii-öelda sünnitegevus, aga emakakael on veel kinni. Et see on see koht, kus emakas hakkavad väiksed juba kontraktsioonid. Nagu tuhud siis. Ja tuhud, jah, võib see tuhud, jah, et on isegi, jah, või alguses ta ikkagi on ainult tekibki, isegi veel lihtsalt tekib sinna emaka seinad lähevad spastiliseks ja võib-olla on veel juba siuke alg, et võib-olla see ema neid nii hästi ei tunnegi veel või noh, see laps, aga igatahes see mõnus soe keskkond äkki muutub nagu agressiivseks, hakkab sind väljaspoolt ilma mingi nii-öelda põhjuseta suruma ja kuna emaka kael ei ole veel lahti, siis ei ole seal ka mingit nii-öelda siukest väljapääsutunnet ja nüüd sõltuvalt sellest sünnitegevusest see võib väga pikk olla. No üldiselt on nii, et ka laps üldiselt peaks 24 tunni jooksul nii-öelda ära sündima, aga on juhtumeid, kus ei sünni ka ja seda juba siis tänapäeval hakatakse, tullakse vahele ja kas keisrilõiked või kiirendatakse kõik need asjad, aga see et juba see, et see iga tore keskkond hakkab sind suruma ja see on selline depressiivne väljapääsu ei ole ja seda nagu, et see on siuke lõputu nagu lootusetus, masendus, on siin ka selle kasutatud sõna nagu põrgu või siis ka täielik ohvri roll, et sina ei tunne ennast mitte millegi süüdi olevat ja sind lihtsalt hakkab see nii-öelda see tore keskkond muutub äkki nagu agressiivseks ja hakkab sind välja pressima, aga väljapääsu ei ole ja sõltuvad ja see on nüüd siis Saturniline, kuigi tegelikult planeedina Saturn on tegelikult siuke, mis kutsub nagu korral, et siin on natuke see, et ma alati ütlen, et Saturnile tehakse liiga natuke planeedile, et selle, aga see lõputu nagu selline depressioon või midagi ei muutu ja nendes hingamiskogemustes on näha, et kui inimesed pärast, kui nüüd tagantjärgi osata ju, et neid seostada nende sünnimaatriksitega ja küsida, kuidas te, kellel on emad elus ja kes teavad oma neid sünnituslugusid, et võibki öelda, et on väga pikk sünnitus olnud ja tõesti on pikk ja kui see on seal kaua see piinlemine olnud, et siis see on osadel nagu see elusse edasi viinud, et mõni ütleb, et elu ongi siuke lõputu, mitte midagi ei juhtu, et see nagu kandub päris elusse üle ja seda on seal hingamise protsessis vahest, et mõned on see tundub, et see on nagu lõputu. Aga ja sealt on siis tehnikad, kuidas välja, sest ju elus on ka, seal ongi see, et ega mõned on ka keisrilõikega välja sealt võetud. Et seal on ka see huvitavad need faktorid, et see esimene, et see mingi hetk hakkab ju tegelikult, see läheb üle selleks kolmandaks maatriks, kui hakkab see emakakael nii-öelda avanema ja sealt hakkab juba tunneli lõpus valgus paistma. Aga tihti on see teine baasmaatriks võib hästi kaua, et see on niisugune depressiivne kole koht. Et sõltuvalt nüüd protsessist ja seal võib, muidugi keisrilõige võib ka olla see kolmanda, võib-olla juba see sünnitegevus, kus ta on ju, et sealt mõnikord on see, et see laps ei tule sealt välja, ei mahu välja, siis tehakse keisri, see erakorraline keisri. See keisrilõiget on ju ka, on nii-öelda 2 tüüpi keisrilõiget selles mõttes, et üks on plaaniline. Kui on teadagi, et seal on kas ema tervisega on mingid probleemid, on see vaagen liiga kitsas või on see laps vales asendis tänapäeval, ikkagi on seal tuharseis ja mingid seisud, mida vanasti sünnitati, tänapäeval need ikkagi tehakse plaaniline keisri, kui seal aga siis on olemas ka erakorraline keisri, et kui see sünnitustegevuse käigus tekib mingi oht nii kas emale või lapsele või mõlemale, siis tehakse see nii-öelda väga kiire otsus. Et need on tegelikult ka, et ja siis selle sündival lapsel on tegelikult, kas tal jääb mingi protsess nüüd pooleli, et ta nagu püüab sealt välja saada, aga siis äkki tuli kuskilt väljaspool abi ja võeti välja. Et need on ka sellised huvitavad kohad selles sünniprotsessis. Ja tegelikult meditsiini mõttes on ka alati loomulik sünnitus on parem, sest seal on see loomulik mikrofloora ja kõik, mis oleks nagu mõeldes, aga alati on nii ja naa, et kui elu on nii sätitud, et peab tulema keisrilõige, siis tuleb keisrilõige. Ja sellega mul tuleb meelde, et seda on Grof öelnud ka, et need lapsed, kes siis on keisrilõikega sündinud, et siis kuna neil jääbki see, ütleme siis seal juba see kolmas maatriks puudu, et siis ka nendel pidi, siis nendel on ka need LSD, näiteks teraapiad on teistsugused, sest et seal kolmandas ka, ma ta seostas see veel sa kuidagi, kuna see kolmas on selline nagu hästi tugev rõhumine. Ja see on selline võitlus nagu ka, et seal on see elu eest nagu võitlemine, on ju, et sinna tuleb see. Et jah, see teine, kui nüüd sellest teisest veel rääkida, et see, kui hakkavad need tuhud ja siis ja kui see emakas hakkab niiviisi sind kokku suruma, et siis
noh, see Saturn on ka, noh, teda seostakse sellise nagu piiriga ja sellise reaalse maailmaga, et kõik, mis on niiviisi reaalselt käega katsutav, et see Neptuun on nagu see teispoolsus. Just, et see tuleb, et just see kord on kuskil on mingi, ei ole, kõigi asjadel on piirid, on ju, kuskil on algus ja kuskil on lõpp ja kõikil on mingi, ja vastutus on ka, et võib-olla see, et selles Neptuunilises on niisugune, seal ei ole seda nii, sellel lootel või lapsel pole nii palju seda vastutust, see on ju kõik emast ikkagi, tema asi on seal kasvada, aga siis see teine on, et seal hakkab mingisugune, tekib, et sa pead hakkama ise ka nüüd midagi tegema. Piir sinu ja ema vahel. Ja tekib just, et miks see nüüd ta lõhutakse ja nüüd peab ise hakkama midagi seal liigutama. Et aeg on astuma hakata, on tegelikult selle aeg on, et noh, et see, ja see tundubki, et miks mind nüüd, et noh, et mis ma nüüd valesti, et seal on see kord, et kas mina olen midagi valesti teinud, et miks sind nüüd välja aetakse siit. See on niisugune paradiisis väljaajamise koht on see tegelikult, ka noh, selles kontekstist veel nagu, et kui see esimene on niisugune paradiis, siis teine on selline, et paradiis ei olegi enam paradiis. Jah, siin sunnitakse nagu lahkuma. Jah, nagu sa juba ütlesid, et selline väljapääsu pole tunne, selline klaustrofoobiline surve. Sest see väheneb, nagu see ruum väheneb. Ja see seal tihti võib olla ka see, et see on ju sünnitegevus, mõnikord sõltuvalt tegevusest, mõnikord see emakakael on hästi nii vähe lahti, et see vesi juba tuleb ära, et sealt tegelikult ka see nii-öelda see vesi hakkab sealt sõltuvalt, see on erinevalt. Aga et see vesi võib sealt ka nagu hakata vähenema, et seal asi läheb, et asi kisub natuke hapuks seal. Ja siis see on huvitav, kuidas nad siis nad avastasid, et kui tuua nüüd näiteks astroloogia siia sisse, et kui inimestel olid seal nii holotroopses hingamises kui ka siis selles LSD-psühhoteraapias, et kui seal olid inimesed siis sellel seansil ja nad hiljem hakkasid siis vaatama nende just neid planetaarseid transiite ja kui seal näiteks oli siis Neptuuni transiit, siis võis see kogemus olla selline neptuunilik, jumalik, selline ühtsuse tunne, kui oli Saturni tugev transiit, siis nad võisid tunda siis neid lõksus, neid samu sünnikogemuse tundeid, kus nad on seal igavesti lõksus seal selles kogemuses, ei saa võib-olla hingata, et need et see nende jaoks siis kinnitaski seda astroloogilist fakti ja nad olid ise ka siis seal nagu äärmiselt üllatunud, et see transiidi astroloogia kajastub siis seal selles inimese selles seansis, olgu siis hingamine või siis LSD-psühhoteraapia, et selline teatav siis seos siis inimese elu ja sellega, mis seal üleval on. Ja siis nad ju hakkasid, kuna sellest nagu aru said, et seal said aru, et seal on see seos ja kuna siis seal oli hästi, Groffil oli tõsiselt raskete probleemidega patsiente, siis nad hakkasid nagu teadlikult valima neid seansipäevi, et kui sa vaatad, et sa vaatasidki sellise leebema seisu, nii-öelda, et võib-olla sellest, et sealt kergemini saaks, et kui nii, miks seda niigi hullu kogemust siis selle seisu võrra nagu hullemaks teha, et nad hakkasid seda ka nagu mingil määral jälgima ja vaatama, et kuidas seal saab vaadata, et oleksid nii-öelda soodsad seisud. Jah, see on huvitav, et see oli, kui mina astroloogia kokku puutusin, siis ma ka sain nagu sellest aru, et Groff, nad hakkasid nagu valima siis seda hetke, millal siis nad inimest tervendavad või aitavad teda läbi selle teraapia ja siis ma otsapidi seal olen uurinud siis näiteks nende preeria indiaanlaste tähetarkust, et siis nende tseremooniad olid ka kõik siis eriti need talvised tseremooniad, kui nad siis seal talvelaagris olid, et need olid kõik siis joondatud siis tähtedega, et saada seda toetust sealt. Et see ikka jah, et seda, vanarahvas on alati mingid asjad käisid tähtede ikkagi, vaadati mingeid seise ja asju ja seal mingitel aegadel võib-olla see ei olnud nii selles mõttes teadlik, et mis seal on, aga need kogemused teotud sellist, et nad nägid, et need samad seisud on taevas ja tegid selle järgi. Et see on soodne aeg selleks. Neil võib-olla puudustub. Need kellel niisugust kirjatarkust ei olnud, aga need teadsid seda teistmoodi pärimuslik. Et need on nagu ka. Ja, et siis võib-olla selle Saturni lõpetuseks, siit ma olen selle lõpu siit, et siis siin siis see Ren Butler kirjutab niiviisi, et arhetüüpselt kohtuvad inimesed selles maatriksis sageli kohtumõistva jumala või neelava emaga, on suure tähega emaga seal. Samuti kogevad nad välja kukkumist paradiisist, sellest neptuunilisest lootevees olemisest, laskumisest põrgusse, nagu sa mainisid, kosmilist neeldumist. Need kujutused ilmuvad inimese psüühikas erinevates kultuurilistes vormides, sõltumata tema uskumustest või päritolust. Siiski on
sünni rasked etapid olulised ja vältimatu transformatsioonipunkt, kus kollektiivsed energiad ja karma pääsevad indiviidi ellu ning neid saab läbi töötada. Saturni väljapääsuta kogemustele holotroopsetes seisunditest täielikult alistumine aitab leevendada nende piiravat survet psüühikale ning võimaldab protsessil edasi liikuda järgmisesse etappi. Paradoksaalselt on see kannatus ja repressioon, mitte ainult valu, mis meie elu kõige rohkem piinab. Et sellega mul tuleb kohe meelde, mul on siin olnud tuttavaid, kes on olnud võib-olla mingites sügavastes sõltuvustes, alkoholist, narkootikumidest ja siis nad on käinud siis ka siis võib-olla kuskil mingit pühasi taimejooke joomas või kuskil LSD psühhoteraapias näiteks, et siis nad on ka sealt pidanud siis läbi minema sellest sügavast kannatusest ja repressioonist ja mingis mõttes põrgulisest kogemusest ja uuesti ära surema ja siis läbi selle tuleb see tervendus. Jah, sest kui ka see panna nagu sellesse konteksti, et see ongi, meil kõigil on olnud selline sünnietapp lihtsalt, et me kõik oleme kõik me siia oleme sündinud, me oleme vähemal või suuremal määral selle läbi teinud ja erineva pikkusega ja me oleme sealt ju välja tulnud, et siis sellele tuleb ka see kontekst, et sellel on mingi lõpp, et sa jää sinna, et see ei ole nagu see suletud ruum, vaid sealt on väljapääs lihtsalt sellel hetkel, et ja sa peadki see, ja see on võib-olla ongi see, päris elus on ka hästi tihti, nii kaua, kui sa midagi trügid, on ju, see on nagu mingit ust trügid lahti ja siis pärast tuleb välja, et tegelikult uks käib teistpidi, on ja tule astu samm tagasi ja võib-olla tuleb keegi teine lükkab ukse lahti. Et seal on ju samamoodi see kasvõi, kui mõelda nüüd see sünnituse, et kui seal tõesti on nii, et see midagi ei avane, siis tänapäeval on see keiserlõige, tehakse tänapäeval tehakse mingeid spetsiaalseid neid hormoone, ravimeid, et see emakaelale, et tegelikult, et seal ongi see, et see kuskilt see tegelikult tuleb see väljapääs, aga et elus ka, et ja kui sulle see võib-olla selgitakse ära, et sa oledki selles kohas kinni, et see on selline etapp lihtsalt, et ja leppi nüüd selle, et ära kakle ja rabele, vaid astu samm tagasi, mõtle selle peale ja leia teine väljapääs. Et see on nagu niimoodi ka, nagu kui sa võtad seda teistpidi, on ju, et neid nagu, ja just see sama ja alati saab, kui sa tead, kui ema on veel elus, on hea, et miks meil on ka, et tegelikult tuleb asjadest rääkida, et küsida, milline su sünnitus oli, et kui meil see holotroopne hingamine on alati on seal terviseankeet, et on teatud nagu, on teatud muidugi terviseisundid, millega ei tohiks nagu tulla või mingid on see, et millega me peame teadma lihtsalt arvestama, et kui on mingid füüsilised või kuna seal võib nagu füüsiliseks minna, aga seal on alati ka, et kas on midagi me peaksime teadma sinu sünni kohta, et kui on võimalus küsida, kas on seal nabanöör ümber kaela või on mingid raske sünnitus või on hoopis vanasti ka tangsünnitus ja igasuguseid erinevaid variante, tänapäeval on see vaakumiga, et tegelikult, et see on oluline info. Et siis, ja tegelikult, kui me ka ise teame seda, et siis see me oskame kuidagi panna neid asju, tekib meile mingi süsteem ja hakkame seoseid tekkima. Et miks meil mingi asi sobib või ei sobi, miks see mingi asi tundub, ei taha, on ju, et see tegelikult need mälestused on kuskil all olemas. Ja see on, see on väga oluline koht siin inimestele kaasa võtta, et kui on võimalus, siis minge küsige oma ema käest oma sünni kohta, et kuidas see oli ja küsige nendest, kui on ka õdesi ja vendi, et kuidas siis nende sünnikogemused olid. Et ma teen inimestele sünnikaarte ja siis ma alatihti küsin seda või inimesed ise räägivad oma siis sellest, selle sünnikaardi puhul on ka see, et mis kell ma siis sündisin, et kas siis õues oli siis päev või oli öö või et emadel on need lood olemas ja kui sa parasjagu praegusel hetkel veel ei tea seda, siis mine ema juurde ja küsi, et isegi seal kõik ja nimega panemisega üldse, kas ikkagi ka see, et kui oodatud või ei oodatud või kuidas need asjad on, et tegelikult see on oluline teada, et see paneb nii midagi, tihti asju nagu võib-olla sa suudad täiskasvanuna aru saada nendest asjadest. Konteksti panna, mis sul elus mingid korduvad mustrid nagu on, mida siin pärast võib veel sellest, kui on aega selle koeksides ka räägida, need kondenseeritud mustrid, et me satume nagu, et see tegelikult läheb sellega kokku, et meil kipume elus, kui meil on mingi kogemus, siis me kipume sattuma sarnasesse nagu kogemusse uuesti, kuni me selle nagu ära laheneme, et võib-olla teisel tasandil, aga et sellised kogemused nagu kas või siin, kui siin tulebki see teises, et mingi nabanöör ümber kaela, siis võib sul olla mingi poomiskogemus kuskil elus või mingi lämbumise, et neid sarnaseid asju tuleb nagu mingi aja tagant.
tagant nagu uuesti, et mingi korduv muster või suga käitutakse või satud sama sarnasesse situatsiooni korduvalt, niikuinii sa ükskord selle nii-öelda enda jaoks ära teadvustad ja siis sa saad selle ära lahendada, siis sa saad sellest välja astuda. Et ei ole vaja nagu seda ühte sama ämbrit kolistada kogu aeg. Et elust, mis tihti tekitabki ju neid depressiivseid seisundid, et sa kuidagi satud kogu aeg samasse ummikusse. Ja, et mida ma nagu ise nüüd tajun ja et väga oluline on luua sügav suhe oma enda sünniga ja ka surmaga, see on muidugi täiesti veel suur teine teema. Et sellest on plaanis Karl Kasnapuuga rääkida ka kindlasti, aga liigume edasi siit. Võtame siis selle 3. baasmaatriksi, siis see on nüüd see sünni-surma võitlus, et siis on see, et kui selles teises maatriksis oli veel see emakakael kinni, siis 3. on see, kui emakakael on avatud, tekib nii-öelda meditsiinilises keeles on see sünnikanal on avatud, et seal ongi see, et ja kui teatud laiuseni avatud, siis hakkab see laps sealt läbi tulema, aga see eeldab ema ja lapse mõlema koostööd tegelikult, seal on see ja see on selline, ütleme, seal on siis võib-olla see on selline seal on vahepeal oled sa nagu, et seal tekib see, et see laps ju teeb vahepeal emalaiget, et vahepeal tuleb see nii-öelda see tuhud on ju või see pressid, see ema poolt tuleb see surve, siis tekitab laps ise seda valu, et seal on see ohver-agressori situatsioon, siis on seal ka sellised seksuaalsed, sellised sadomasoenergiad, siis seal on ka, võib see veri, lima väljaheited selline, aga see on selline, et sa ikkagi liigud, et seal on see eesmärk on nagu ees, aga see ja siis, kui sellest nüüd need hingamises, siis on seal palju sellist vastastikku sõdavõitlust ja see läheb siis sinna Pluto, see on niisugune vulkaaniline või selline, sina oskad selle Pluto kohta rohkem öelda, aga see on selline, et see on selline võitluse faas nagu, aga sul on ikkagi näha, kuhu sa lähed ja sul on eesmärk. Ja aga just see, et sa mõlemad pidi, sul on endal valus ja sa teed teisele ka haiget. Et seal on nagu selline, et ühelt poolt seal peab, ema ja lapsel peab see koostöö olema, et seal on hästi oluline tegelikult selle sünnitusel, kui ma nüüd arsti seisukohas võtan, siis on hästi oluline on kogenud ämmaemand, kes oskab kõrvalt seda sünnitust hästi juhtida. Et kui see laps hakkab tulema, et oskab millal hingata, millal pressi, et see kõik oleks nagu koordineeritud tegevus ja mida parem see juhendatakse, võib-olla kõrvalt see lihtsamini, seda on see nagu tuleb. Aga see on ka hästi erinev, et kui ruttu, et mõnel tuleb see nii-öelda mitme pressiga see laps välja tuleb, on ju, ja mõni ei suudagi seal seda väga pressida, on ju, lõpuks pannakse ongi kas see vaakum või siis vanasti olid need jubedad siuksed tangid, pandi sinna tõmmati ja ühesõnaga, et see on see 3. nagu baasmaatriks. Aga ja see on siis see, mis sellele keisrilõikega lastel nagu ära jääb, et võib-olla see selline võitlus enda eest. Et sa ikkagi võitled ise ennast sealt välja, et siis võib-olla jääb elus on see probleem, et sul puudub selline oskus nagu enda eest, sa loodad, et kõik tuleb väga lihtsalt ja võib-olla tulebki. Aga kui on vaja nagu enda eest seista, et võib-olla siis see ei ole nii lihtne, et see, kui sa oled selle sünniprotsessi nagu sellest sealt läbi teinud, on ju. Aga see on just, et seal on see veri ja sellised ka, sest tihti vahest seal tulevad need rebendid, on ju, sõltub sest emas vahest sealt tehakse lisaks mingid lõiked, aga et see on nagu siuke plutooniline, et võib-olla sa räägid sellest Plutost natuke. Jah, Pluto, ta ongi seotud sellise kuskilt sügavalt maa seest tuleva sellise ürgse loodusjõuga, mis kuskilt niiviisi alt poolt mingis mõttes nagu plahvatab, on ju, et teda tihti seostatakse ka selliste tugevate loodusjõududega, näiteks nagu vulkaan, kõik sellised võimsad loodusjõud nagu orkaanid, kõik selline, mis nagu hävitab, et ta on ka selline surma taassünni, kannab seda elementi endas. Muidugi taas öeldakse, et ta küll nagu hävitab, aga ta alati jätab alles ka selle seemne, et mingi uus asi tuleb sealt. Ja mingi lootus on alati, et mingi metamorfoos või selline, et jah, et sealt ei jää ju kunagi järgi nagu must maa, vaid sealt tuleb midagi uut, on ju. Aga ta lõhub midagi ära või sealt midagi muutub ja kui mõelda nüüd lapsele, mis üldse sünniprotsess on, et loode või see laps, kes pole sündinud, on ju veeelanik. Ta on ju eelanik, et nii-öelda veeelanik saab otsa ja siis tekib nii-öelda, tegelikult see on ka täiesti üks tegelane sureb ja teine ärkab nii-öelda
et seal ju kopsud tulevad alles siis, et sinnamaani ju ei ole vaja hingata ju. Et kui nii võtta, siis ka, et see on tegelikult meie jaoks ka ikkagi täiesti teine ja me ei saa isegi aru, kui suur ka see temperatuuri vahe on tegelikult. Kui inimese kehatemperatuur on, ütleme, on ju väljast mõõdetes 36 sees on natuke soem, et tegelikult see, kui ta ikkagi, see on päris suur ka temperatuuri vahe, sa tuled soojast veest külma õhu kätte, ütleme nii. Et see on eks sama nagu soojast vannist külma õue minna, et see on tegelikult hästi suur, aga just ka see hingamise osa, et seal kõhus sa ei pea ju ise hingama. Et see on tegelikult, me võib-olla isegi ei mõtesta seda, kui suur muutus see on, et ja miks öeldakse, et sünnitrauma, et see tegelikult on, see on nii suur, et miks on see oluline, kuidas see siis see laps sealt vastu võetakse. Sest on ju isegi neid traditsioone, ma ei tea, kes need saare rahvas on, mingi saare rahvas, nendel on nii, et rasedas nained on täitsa eraldi. Et nemad on sellise silu, et nendele, et see rase naine ei kogeks mingeid halbu emotsioone, need on nagu eriti hoitud. Et kogu see sünniprotsess oleks selline lapsele, et kuna seal sees ju kasvab juba uus inimene, et ta oleks väga oodatud ja teretulnud. Et meil on tänapäeval võib ka see olla, et kas on oodatud või on nii kiire või kõik, et need kõik variandid on, ma arvan, esindatud. Et kuidas see, et aga just, et jah, see kolmas faas on jah, see on niisugune võitlusfaas. Jah, siin ta ütleb ka, et selline titaanlik võitlus, tugeva agressiooni vallandumist, mehaanilist survet. Et üks asi, mida ma mäletan, mida Grof on öelnud, on see ka, et me mainisime just seda, Grof mainib seda ka, et see on see koht, kus siis inimene tunneb esimest korda vere maitset. Ja see on huvitav, kuidas siis Pluto on ka astroloogiliselt on ta siis ka seotud väga tugevalt siis sellise seksuaalenergiatega ja seksuaalsusega. Ja Grof seal siis seda uurimustööd või teadus peab kontrollima või järele vaatama, aga ta on seal kirjeldanud seda siis ka, et seal siis programmeeritakse ka siis meie sellised nagu seksuaalsed, et seal inimene ka tunneb väga sügavaid siis seal sünnikanalis ka selliseid seksuaalseid tundeid ja kogemusi, et see on selline esimene ja seal ta kas mainib, et sellised seksuaalpatoloogiad tulenevad sealt, võivad tuleneda. See ongi, et kuidas need on läbi elatud ja kuidas see seal on ja see on ka, ja see on ju see ka, et mõned lapsed tulevad väga ruttu sealt läbi sealt sünnikanalist, teistel on keeruline, osad ei oska, emad ei oska sealt seda last välja pressida või on see nii valus või seal on ka, võib hästi palju probleeme olla. Ja mõnikord on ju ka see, et see keisrilõige tuleb ka kuskil sinna, kui ta ikka sünnitavad, siis tuleb ikkagi välja, et ta sealt umbes välja ei mahu või midagi seal on ja siis tehakse just lõpus võib see erakorraline keiser ka teha, kui see laps on seal kuidagi seal sünnikana või ühesõnaga ta ei saa teda sealt välja ja tekivad see südametoonide nõrkus või midagi on, et siis hakatakse samamoodi, sest meil ikkagi mujal maailmas on, Ameerikas näiteks on küll seda, et saad tellida endale nii-öelda raha eest või saad öelda, et soovid keisrilõiget, et ilma meditsiinilise näidustuseta, siis meil üldjuhul ikkagi peaks, et sul on ikkagi meditsiiniline näidustus niisama, et ma ei viitsi sünnitada nii-öelda rikkad ja ilusad, et seda meil üldjuhul ei ole nagu, et ikkagi on nagu mingi, et niisama ei minda, et seal on ka omad riskid. Aga on riike, kus seda saab nii-öelda soovida. Et ei taha seda koledat sünnitamise kogemust naisterahvas, siis tellib keisrilõike. Siuksed variandid on ka olemas. Uue aja mugavused on ja. Et siin jah, selle Pluto ja siis selle kolmanda maatriksi seal selles sünnikanalis, et selle siis kokkuvõtvalt niiviisi, et siin lõpus kirjutab siis Ren Butter, et need kogemused viivad plahvatusliku ekstaasini, mida Grof nimetas vulkaani või dionüüsuslikuks ekstaasiks. Selle maatriksi täielik läbimine toob kaasa vaimse läbimurde ja püsiva psühholoogilise tervenemise, mis ületab kõik varasemad teraapiad või siis need etapid, ma arvan, siin on masin natuke tõlgib. Jah, see on see Pluto ka, seal sünnikaardis öeldakse ka, et Pluto on kõik, mida Pluto puudutab, et ta on selline hästi võimas, ta võimendab kõike seda. Ja kui ajaloos ka seal Pluto avastati 1930, et nad vaatavad ka seda sünkroonset ajaloo hetked, siis seal kahe maailmasõja vahel ka olid sellised sügavad instinktiivsed jõud, hakkasid seal Euroopasse möllama ja võtsid seal terved rahvaid üle, et ta on selline sügav, instinktiivne, selline titaanlik, hästi tugev loodusjõud ja kui seda sünnikanalis seda
endale ette kujutada või seda kogemust on ju, siis see on väga nagu sarnane sellega, et seal on selline kui ma tegelikult vaatan, et praegu ikkagi see Dionüüsia ja see läheb sinna uraani juurde pigem rohkem, et siin on natuke, või aga nad muidugi lähevad natuke kattuvad, sest siin on nagu, et see kolmas maatriks on ju nagu oleks Pluto ja siis see 4, see, kui see laps siis täitsa välja tuleb, et see on siis see uraani, ja siis on see on nagu see tõeline siis ekstaas või seal on siis see fööniksi energia või see taassünni, nagu, ja see ongi see, sünnid nagu selle inimesena nüüd sinna välja, aga sellega on nüüd see sama, et see on nüüd 2 varianti, et kui see kõik sa oled oodatud ja kõik on hästi, ja kõik on tore, aga võib ka olla mitte nii tore kogemus ja kui on ka mingid terviseprobleemid ja see laps võib ka võeta sealt ema juurest ära ja kui me mõtleme nüüd seda nõukogude aegu, kus meid kõik viidi teise haigla otsa, et tänapäeval on see rinnale panek ja laps on seal ema juures, et siin on hästi suured, et need on need üljatuse teemad, on ju, et sa tuled selle protsessi sealt, niigi on see nii-öelda keeruline, et sa sealt hakkad sellest esimesest, on ju, sellest nii-öelda sellest varadiislikust tulema, võitled oma olemise ära, et ja siis, kui on see väljatulek, mis siis on nagu uus, ongi nagu täiesti, see on tegelikult ju nagu see loode, nii-öelda see veeolend sünnib siis see hapnikut hingav laps, inimene, aga kui siis on seal see, et sul on terviseprobleem, kas sind võetakse kohe ära, viiakse kuskile inkubaatorisse või on mingid muud probleemid või siis nagu nõukogude ajal oli, et see laps võeti lihtsalt ja viidi minema enam-vähem, on ju, kaaluti, mõõdeti ja lükati kuskile mujale, et seal on nagu need erinevad, et siis see võib-olla see nii-öelda see uraanlik või see dionüüsiline pääsemine ei tundugi nii tore, kui sind siis kuskile nuustikusse keeratakse ja minema viiakse. Et seal on nagu need kohad. Aga et muidu see ja ka just nendes protsessides, see LSD või siis hingamises, hästi palju on see uuesti sünni, nagu sellist, et seda, ja seal on, me oleme ka näinud selles protsessides, kus need tunnevadki inimesed, nad lähevadki selle kanali nagu uuesti läbi ja need paljud on öelnud seda, et neil on selline siis see tunne, et nad ei taha sealt läbi, et neil tegelikult neil ei et nad nagu tunnevad tunnet, et ma üldse ei tahtnudki sündida. Et et selline mingi trots tekkis seal ilmselt selle kuskil seal teise, kolmanda seal maatriksi juures, et ma ei taha tegelikult sündida. Et seal on päris palju olnud sellist võitlust inimestel, et nendes protsessides, et võt ma ei taha ja siis nad saavad, aga seal nad saavad selles hingamisprotsessis või sellest, et saavad läbi uuesti elada nii, et aru saada, et ma ikkagi tulen ja tahan sealt sündida, et sealt on tulnud need, et need teadmised, et mind ei soovitud, sest tänapäeval on teada, et lapsed või looted kuulavad muusikat, nad tegelikult tajuvad kõike seda energiat, mida need vanemad räägivad, mida seal on oldud, et seal on väga palju asju, et ja seal võib olla, et nad ei ole oodatud üldse olnud, ega need rasedused on erinevatel põhjustel. Ja siis, kui sa pole nii-öelda oodatud, võib-olla sa ei tahagi sündida ja oledki seal, ei tahagi sealt välja tulla nii-öelda, et seal on palju energiat selliseid erinevaid. Jah, see on nii huvitav, inimesena lihtsalt mõelda selle peale ja teadvustada endale, et juba see, et sinu olemus mingis mõttes hakkab juba nagu saama millekski palju varem, kui sa juba tuled siia. Et seda ma seal ühte indiaanlast ka, mis tema nimi on see Russell Means, tal on YouTube'is. Ta oli seal selline indiaani aktivist seal 60-ndatel, 70-ndatel ja tema siis räägib et nagu isaks olemisest siis sellises matrihaatlikus ühiskonnakorralduses või elukorralduses ja siis seal nad räägib niiviisi, et seal ta on need, mis need on siis need trimestrid, kuidas kolm trimestrit on ja siis ta seal seletamist lahti, et siis kui naine jääb ema või jääb lapse ootele, et siis seal esimeses trimestris siis see mees nagu kogu aeg laulab sellele lapsele, 100% laulab. Siis kui ta on selles teises trimestris, et siis ta niiviisi nagu hakkab laulab, aga siis hakkab vaikselt taga rääkima. Ja siis on kolmandas trimestris siis nagu enamus aja räägib, aga siis natuke laulab ka ja siis kuni siis selle sünni hetkeni, et nad on see on huvitav, kuidas siis juba sellest eostamise või sellest sünni hetkest, sellest, kui laps hakkab siin kõhus siis kasvama, et või eostamise hetkest siis juba isa hakkab oma lapsega suhet looma. Mis on mõlemad pidi, et meil on mingid asjadest nagu, et see ongi see, et kui varem oli see, et see laps sünnib nagu puhta lehena, on ju,
et ongi, et kus see teadvus või kõigil on, et ja millal siis see hing või mis see siis on, süda hakkab seal väga varakult lööma, on ju, tänapäeval ju need etapid, kuidas ta päris kiiresti areneb, ta tegelikult ju, mis nad see tänapäeval tehakse, neid loote liigutusi, esmatsünnitav või varem 19-18 nädal, seal on ju 20 poole peal, tegelikult on see 280 päeva ehk 40 on ju see nii-öelda see klassikaline raseduse pikkus on ju 10 nii-öelda lunaarkuud tegelikult on ju 280 päeva, 40 nädalat ja siis on see et seal on ju ka, et millal ta juba täitsa liigutab ja tegelikult ju nad teevad ju selle loot nii-öelda ultrali tänapäeval ka ju seal kuskil 19 nädal on ju 20 või teevad niimoodi, et siis teevad selle, vaatavad, kas organid ja kõik, et põhimõtteliselt on ta seal ju täitsa valmis inimene, lihtsalt nagu väiksem veel ja mingid asjad pole nii, aga tegelikult on seal kõik olemas. Ja ju tänapäeval nende diagnoos on ju vaadatud, kuidas see tegelikult tunneb neid emotsioone, imeb seal pöialt mingis juba seal kõhus ja kõik see nagu seal toimub. Ja loomulikult see kõik mõjutab see, et ja see, mis seal ümberringi on. On, et ega see, et just see, et kas oled oodatud või ei ole, et seda on need just need protsessid, kas need hingamis või need, need LSD-teraapiad, mida on see Krohv rääkinud, et seal on näha, kuidas need läbitakse neid protsesse. Ja sa saad neid nii-öelda siis ümber muuta neid asju endale, võtta sellises, et kui sa oled seal sellises, sa näed, et sellises arengustaadiumis või ka need lapsepõlvetraumad on ju, et sa ei ole mingiks asjast valmis, aga täiskasvanu sa saad need asjad nagu ümber mõelda ja saad ka selle, et miks ema sellises kohas oli või need vanemad sellised kohas või kus oli mingi sõjaaeg või mis iganes aeg, et üldse ellu jäädi, et kellel seal oli aega siis mingite asjadega, et see ju kõik mõjutas need hirmud ja see väline. Jah, see ümbermuutmine see on. Ja siis sa saad nagu, et ei ole mingit, et muidu on see selline solvumine või mingi viha vanemate vastu või et miks nad nii tegid, aga ja et nad üldse ellu jäid, on ju, et nad on sulle see elu andnud ja nemad olid selles kohas, kus nemad olid tollel ajal. Et need võisid olla väga, väga koledad kohad. Ja praegu nüüd uuesti, kui siin on need sõjateemad, siis need mingid asjad aktiveeruvad, need nii-öelda alateadvuse tasandil olnud hirmud, et need lähevad uuesti käima. Et see on nagu praegu ka. Et ega ei teagi, miks praegu nii vähe lapsi on sündinud. 9000 vist eelmine aasta kõigi aegade mingi miinimumtase, et kas see näitab ka seda, et kas ei olda valmis või ei taheta või ega heas mõttes võib-olla need noored inimesed tunnevad, et praegu on nii ebakindel, et nad ei taha seda last sellises ebakindlasse kohta sünnit, et olla vanemad selles kohas, mis on täiesti okei. Et ei saa kedagi vägisi sünnitama panna, et see on samamoodi, et neil omad mingid asjad tulevad alt üles ja et tegelikult on väga mõistlik öelda, et ma ei ole lapsevanemaks valmis. Et kunagi oli nagu, miks te lapsi ei saa. Ja siis on läks hädas, et kes neid siis üles kasvatab. See on nagu ka, et ma arvan, et see on võib-olla hoopis teadlikkus. Ja väga nõus, ja see võib-olla see surve tuleb ka tihti peale. Meestel on see surve nagu väiksem kui siis noortel naistel. Et kuidagi selline, et mis vanusest nagu või kuidas on ju, ja tänapäeval ongi ju see esmasünnituse iga on väga palju tõusnud. Et praegu enne 30 on täiesti okei, et 30 pluss sünnitakse, enne oli juba seal 18, 19, 20. Et see on nagu ka muutunud ja kui sa vaatad siis neid baasmaatrikse ja kuidas see, et see ema valmisolek ju mõjutab täpselt samamoodi isa valmisolek, et kui need asjad nagu ja et see on selles mõttes. Ja siis, kui võtate seda astroloogiat, siis on need suured muutused ka, et mis maailmas nagu toimuvad, et kuidas need mõjutavad. Et need on kõik tegelikult on siin, nii inimesed vahest arvavad, on kuidagi enesekesksed, nad siin jube tähtsad, tegelikult on üks väike planeet suures kosmoses, et see on ka nagu huvitav selles mõttes nagu mõelda. Aga räägime sellest 4. siis natuke rohkem. Jah, ega selle 4. ongi nii, et seal ongi see jah, et ega see on see revolutsioon. Ja see revolutsioon, see on täielik muutus, et see on täiesti uue algus on ju, et see on ikkagi, et see ongi, et sünd ja see on nagu surm uuesti sünd, et see tegelikult on ju ka selline, et see on nagu täiesti see uuesti isegi ühelt poolt on see surma uuesti sünni kogemus, et seal on mõlemad sees, et seal on see täpselt see surma kogemus samamoodi sees. Ja selles mõttes, kui enne tuli jutuks, siis see inimese surm on vastupidine kogemus, et siis see keha kaob ära, et siin on see keha tekib ja sa sünnid siia maailma, et see on ühelt poolt on nagu
noh, surm, uuesti sünd ja siis tegelikult pärast elust on teistpidi lõpus on samamoodi surm ja uuesti sünd, sa muutud teiseks vaimseks olendiks, et need on mõlemad pidi. Et siin on nagu jah, ja see on ka nii palju variante. Et aga siin on ikkagi jah selline, aga see peaks olema selline uraan ja see peaks olema ja see on midagi nii uut. Et see on midagi sellist, et mida sa ei oska, võib-olla uraanis on minust ka see uuesti selline, et sa tegelikult ta muudab midagi, see peab olema see koht, kuhu tulla, et see uus energia tuleb selline, et sa tegelikult ei tea, mis see on. Et ja sa ei saagi seda nagu ette teada. Siis ma tegelikult alati ütlen ka praegu, kui siin, miks ma ütlen see, et mis on see kivi astroloogide kapsaaed, et sa ei saa midagi uut nagu selles mõttes ennustada. Niimoodi, et me tegelikult oskame ütelda, mis seisud on ja mis energiat on, aga me oskame ainult ennustada seda, mis on olnud. Et tegelikult see uraani, et see palju asju, mida me ei tea ja me ei saa seda, aga me üritame kuidagi sõnadesse panna, see tegelikult võtab võib-olla just selle ära. Et ega see sünnimoment on ju samamoodi, et kui see laps sünnib, et me võime arvata vanematena, kes ta on või mis ta on, või mis tast tuleb, aga tegelikult seda näitab aeg. Et tal on mingid eeldused, võib-olla geneetilised, soolised, aga tegelikult mis sealt tuleb ja selles mõttes see on ka siuke, jah, see on täitsa midagi nii uut, et see ongi, vaatadki, mis saab. Et aga see ongi see oskus, et võib-olla kui see kõik see sünniprotsess oli nii kole, et võib-olla siis oled nii ära hirmutatud, et võib-olla et siis ja kui see sünnimoment ei ole, kui sa ei tunne ennast nagu oodatuna võib-olla, et seal on need asjad, et see, kuidas see kõik korraldatud on. Et kuidas see tekib nagu. Jah, see mulle väga meeldib see kujund, mis väga hästi siis seda uraani siis või siis seda 4. maatriksit kirjeldab, et sellest veeolendist siis oma selle, kui see imik seal tuleb välja ka, siis on ka see, et ta hakkaks siis nagu hingama. Jah, et esimene on, et kas ta häält teeb ja hingab on ju, just see esimest hingetõmmet oodatakse nagu on ju. Et see uraan ongi selline revolutsioon, selline äkiline muutus, ootamatu, teinekord ka selline läbimurre, midagi täiesti sellist, nagu sa ütlesid, et ta on ka selline niivõrd uus asi, et ta ongi ootamatu. Et lihtsalt on muutus, aga sa isegi ei oska, sa ei tea, mis see on ju. Aga sa pead selleks nagu valmis olema või et see ongi see on, aga ma mõtlen, et selle sünnihetkel see on ka kehaliselt ikkagi, et ongi, see on väga suur šokk on ju, see kogu see keskkonna muutus, kõik muutub, see on äkki mingid teised inimesed, mingid käed, mingid käterätikud, midagi seal pestakse ja puhastatakse. Tänapäeval väga ei tahetagi, pannakse kohe ruttu lihtsalt mingi pehme asja sisse, väga ei torgita, tõmmatakse neid hingamist, et lapsel puhtaks vaadatakse, et ta teeb kisa ja hingab ja rohkem teda väga nii ei väntsutatagi, et antakse ema juurde tagasi kohe. Et kui kõik on korras, et tegelikult, et see võimalikult, et see oleks üleminek nagu sujuv on ju, nüüd on, et aga kuidas ma räägingi, et nüüd on need asjad jälle mõistlikud on ju, aga kuna mingi vaheaeg oli see väga erinev, et jamas kui mõtled, et loodusrahvad said ju ka kõik sünnitatud ja ilma igasuguste nii-öelda teatud mõttes abivahenditega, muidugi, et see suremus võib-olla oli teine ka, et aga see on teine teema, aga et see loomulikkus, et meil võib-olla ka mingid asjad on liiga ära medikaliseeritud, aga siis teiselt poolt, et kui nüüd ühelt poolt hirmsasti tahetakse seda kodusünnitust on, siis ma arstina arvan ka, et see on nii ja naa, et mina oma lapsed ikkagi olen sünnitanud kõik haiglas juba selle teadmisega, et tänapäeval saad oma üksikpalati ja mis kõik variandid, aga kui sul midagi juhtub, et siis on jama on ju, kahjuks on juhtunud ka, et see on nii ja naa, aga eks iga üks tunnetab ja see on nagu individuaalne ja mis see lapsele nagu hea on. Et see peab olema enda seest tulema, aga jah. Jah, see mõtlen selle esimese hingetõmbe peale, mida me kõik teinud oleme ja et see kõik see äkiline temperatuuri muutus on ju kõik see helid, kõik need valgus, see kõik on täiesti teistsugune. Jah, et see on ju poole tugevam, kõik need valgused ja helid ja need asjad, et just see ja siis see ongi, et see alguses tahetakse seda rahu ja kõik, et oleks vaikselt saad sellesse uuega nagu harjuda. Aga selles mõttes on ka, et kui sa jälle lähed, see kodu on see sama keskkond, mida see laps on ju tega tundnud, siis ta on niimoodi, et ta on tegelikult mingi, kõik on nagu üsna loomulik peaks olema. Jah, see hinge teema ka, et see esimene hingetõmme, et mul sellega tuleb meelde, ma saan palju uurinud neid Põhja-Ameerika indiaanlaste tavasid ja kõik need laste kasvatamise tavasid ja sünnitavasid
seal üks tava, mis mul meeles on see, et kui seal siis need ämmaemandad ja võtsid seal, aitasid siis seal kellelgi sündida ja kui see laps sündis, et siis oli hästi oluline, oli nendel oli see tava, oli see, et kõik pidid oma suud kinni hoidma. Et ei tohtinud siis suud lahti teha, siis ütlesid, et siis, kui see laps tuleb ja oma selle esimese hingetõmbe teeb, et siis see on see, millal see hing läheb siis tema sisse. Ja siis pidid olema hästi ettevaatlikud seal selles hetkes, kui see, sest et seal endal sul samal ajal ka seda hinget, nagu seda esimest hingetõmmet, seda kuidagi nende selline ja seal, mis seal veel jälgiti, oli näiteks, et kui see laps siis tuli, et siis jälgiti näiteks mingid märke loodusest. Et kas seal siis oli näiteks mingi kõva loodus, ilmalik mingi näide või siis mõni loom või mingi märgiline sündmus, et siis see lapse identiteet haagiti siis ka millegagi sellise nagu loodusega. Ja mis samaaegselt, jah. Eks tänapäevalegi on, et millal siis see hing, nii-öelda, et millal see hing tuleb või milles sa loed selle lapse nagu, et mis see on ju, siin on need erinevad mõtted, kas siis, kui süda lööma hakkab või mis see hing üldse on või hingama hakkab või et siin on hästi palju erinevaid või siis on see teadvus ja siin on erinevaid asju, on ju, aga jah. Ja üks asi, mis mul veel meelde tuli, oli see, et üks sõber, kes nagu neid indiaanlasi juba seal ammu teab juba seal 90-ndatesteni ja siis seal sajandi vahetusel käis seal Ameerikas nende juures külas ja siis tal sündis ka laps ja siis ta helistas ühele sellele indiaani naisele seal vanaemale ja küsis, et kui mul sündis lapsed, mis ma tegema pean, et kas siis ütles, et võtta see nabanöör, jätta see nabanöör alles. Ja siis ta pani selle kuhugi siis, või mingi osa sellest on ja siis ta pani selle kuhugi sinna külmkapi peale, hoidis seda seal mitu aastat, aga ta ei osanud sellega nagu midagi pihta hakata ja mõtlesin, et äkki see tegi ta üle mingit nalja või midagi. Aga siis ma nüüd alles hiljuti lugesin seda, et ta ütlesid, et see nabanööriga tehti siis sellist asja, et olenes, kas sündis poiss või tüdruk. Et kui sündis poiss, siis võeti see nabanöör ja pandi sellisesse kindlasse, sellisesse kas mingisse kotti ja siis kas see pandi kuhugi puu külge või kuidagi seal tehti, igal seal tehti niiviisi, et kui oli poiss, siis seal neil üleval oli siis seal, poistel oli siis oma konstellatsioon ja tüdrukutel oli oma konstellatsioon. Ja siis see poisi sündimine, nad seda seletasid seal niiviisi, et poiss oli siis seotud, seal oli selline salamandri, see konstellatsioon ja tüdrukutel oli kilpkonna konstellatsioon. Ja nad ütlesid, et nad seda siis selgitasid niiviisi, et see moment, mil siis laps tuleb sellest kosmilisest ühtsusest, kus ta seal ema koos on ja ta väljub ja ta lõigatakse siis sellest otseühendusest siis sellise kõrgemaga lahti, et siis taas luua siis kiiresti lapsele ühendus siis selle kõrgemaga. Et see katkemisaeg jääks väga lühike seal, et ta ikkagi oleks nagu selle hoitud on ju. Et seal kõikidel on need oma uskumused ja traditsioonid on ju ja et meile võivad need tunduda kohati on ju, et mis see nii, aga kui me hakkame vaatama, mis meil omal on igasugused traditsiooni ja uskumusi inimestel ka ja ebausku ja kõike on ju, et see ongi nii, et see teebki elu huvitavaks. Ja üks asi, mis mul veel meel tuli, oli see, et meil kõiki tuttav see suure vankri konstellatsioon ja siis seal suure vankri seal, kus see vankri osa on või see ruudu osa, et siis nad ütlesid, et seal keskel oli üks sinine täht ja kui naised siis rasedaks jäid, siis nad kogu aeg tegid siis palveid selle ühe tähe suunas, kes seal selle keskel oli. Siis nad said selle tähelt siis nagu õnnistuse ja kaitse, et aitas kogu see lapse siis ilmale toomise ja selle sünniprotsessi läbi viia. Mis on jälle huvitav, et selline koostöö siis, astroloogia on ka mingis mõttes teadvustamine see, mis seal üleval on ja täna siin räägime sünnist ja sellest, et mingid mõtted, mis mul seal sellega seoses on, aga ma toon siia veel siis selle arhetüüpse astroloogia ka selle näite sisse ja siis saame siit veel, sul olid veel need ennem tuli üks teemana sisse ka see. Need koeksid. Ja. Aga ma loen siit korra veel selle siin täna oleme valdavalt rääkinud siis Stanislav Grofist ja sünnieelsetest maatriksitest ja sünnikogemusest. Siin siis Ren Butler kirjutab niiviisi, et Grofi uurimustöö psüühika sügavamate kihtide kohta heitis uut valgust nii inimpsühhopatoloogiale ja tervenemisele kui ka seksuaalsusele, kultuurile ja vaimsusele. Kuid üks oluline osa sellest uuest teaduse paradigmas oli veel avastamata.
Ehk siis 1976 on siis see, võib pidada siis selle arhetüüpse astroloogia nagu tekke aastaks. 1976. aastal tegi psühholoog ja kultuuriajaloolane Richard Tarnas, kes töötas tihedalt koos Grofiga Esaleni instituudis Californias mõned dramaatilised ja ootamatud seosed Grofi kliinilise töö ja arhetüüpse astroloogia põhimõtete vahel. Tarnas avastas hämmastavalt täpselt korrelatsioonid 4 perinataalse maatriksi ning planeetide Neptuuni, Saturn, Pluto ja Uraani arhetüüpsete tähenduste vahel. Need seosed ilmnesid nii Grofi klientide kogemustes kui ka klassikalistes kirjeldustes, mida leidub astroloogilises kirjanduses. Veelgi enam Tarnas leidis, et sünnikaardi areng ajas näitas, millal konkreetne perinataalne maatriks tõenäolisemalt indiviidi sisemaailmas aktiveerub. See oli, ma arvan, esimene asi, mis mind juhatas siis astroloogia juurde. Et kui ma seda lugesin, siis mõtlesin, et kas tõesti ja täna siis läbi selle sünnikogemuse me saame siis natuke rääkida Neptuunist, Saturnist, Plutost, Uraanist. Ja minul, kui ma selle Grofi, selle hingamise juurde jõudsin, siis esimene, mina ei olnud nagu enne põhimõtteliselt midagi tegelikult sellest Stanislav Grofist nagu otseselt kuulnud, kui ma sinna algallikale hingama sattusin aastal 2016. Ja siis sealt ma riiulist ka oli esimene raamat, mida tegelikult Grofimaades lugesin, oligi nagu see kosmiline mäng, mis on ka hästi huvitavalt. See nagu on just selline hea, et seal on talle need tulevikupsühholoogia, see, kui juhtub ilmvõimatu, teised ja hingamise kohta ka just see kosmiline mäng, et seal ta toob just selle kosmilise, et selle juba selle dimensiooni, et me oleme see planeet siin, tiirleme ümber selle päikse ja meil on need tähesüsteemid ja asjad ja see lihtsalt on fakt, et me siin kosmoses tiirleme ja imelik oleks neid asju, mis siin ümber mitte nagu tähele panna, et loomulikult siin on, et kas need mõjutavad või ei mõjuta, aga elu näitab, et need arhetüübid ja asjad ja kõik need on ammu juba olemas olnud ja need mõjutavad meid rohkem, kui me isegi aru saame. Et kui me hakkame, mida rohkem me neid vaatame, siis rohkem me tegelikult saame aru, kuidas need mõjutavad ja kui nüüd see COEX-süsteem või see kondenseeritud nagu kogemused, et see on selline, et see on nagu selline, et see on raamatus pilt, et see on nagu selline, ta on siin pildi nagu see pärlijada, et sul on mingi kogemus ja siis sa saad sarnase ja sul mis, et ta võib-olla ajas muutub, aga see põhiemotsioon ja kogemus on sama, et need nagu, et see on mingi üks ja ma ei ole isegi seda vaadanud, et kuidas see tegelikult ju ka nende transiitidega seostub, et sul on see üks ja sa jälle satud, et kui sa õpid ennast nagu jälgima, et inimesed on kas või kellel on see depressiooni diagnoos või mis iganes diagnoos, et seal on mingi hooajalisus, mingi asi selle jälle käivitab, et sa oma arust nagu kuidagi saad ja siis sa avastad, et ma olen jälle selles samas kohas, võib-olla natuke teistmoodi, aga et see on samasugune, et nagu see tegelikult see elu on ka, ta läheb ikkagi teatud mõttes spiraali mööda, sa küll liigud võib-olla natuke edasi, aga need mingid kohad kogu aeg kattuvad. Ja kui sa mõtled selle tähtede seisu ja kuidas see on, sest praegu, kui siin, kes on kõvemad astroloogid, need ju teavad, et meil on siin juba natuke tagasi, enne kui see Ukraina sõda algas, et üsna sama seis seal sõnn ja uraani, see on sama, mis oli enne teist maailmasõda, et mingid need suured mustrid on pika aja tagant, et need jälle korduvad, et kui neid nagu suures plaanis vaadata ja kuna nüüd on see ajaloo, meil on nii palju andmeid ajaloost, ja kirjutatud, et nüüd saab neid niimoodi ja tänapäeval arvutis paned asjad sisse, et arvutab sul vanasti olid need tohutud tabelid, on ju. Et sa saad vaadata, kuidas need asjad ja sa saad neid nagu kontrollida. Et need ja ma arvan, et see COEX on samasugune, et sul on see mingi üks ja sama asi. Et sa võid oma iga tutvusringkonnast leida kellegi, sa vaatad jälle ta. Sa võid rääkida, jälle ta on seal samas mingi oma sama, meil kõigil endal on ka mingi asi, kui me sattume jälle. Ahah, ikka ma olen, nagu tundus, et ma olen see ära lahendanud ja ta tuleb mingis uue, teise nurgalt sama asi. Et see nendest protsessides, hingamise nendes ka, et nagu vaheldub nagu selle teemaga, aga see põhiasi on nagu sama. Et see mingi teatud perioodilisus, et kui seda võib-olla hakkaks rohkem nagu vaatama seda perioodilisust, siis saaks võib-olla suudaks selle sealt ka välja nokkida, on ju. Jah, see Tarnasest on siin palju juttu olnud ja siis tema see viimane teos, mis tal ongi ilmunud ja mida siis praegu tõlgitakse eesti keelde ka, on see Kosmose psüühe. Ja mina ei ole seda, ma olen selle kohta nagu hästi palju kuulnud, ma ei ole seda ise lugenud, aga see Tarnas on siin alati, ja ma olen tegelikult tema ja Grofi neid mingid loengud, ma olen ammu kui ma selle hingamist tegin, siis olid need samad põhimõtteliselt, olen neid kuulanud, nagu mul on need kuskil see vanas arvutis olemas, mõtlesin, peaks huvi pärast uuesti üle kuulama, seal kuskil alla tõmmatud. Ja need YouTube'is on ka, et seal oma Kosmose psüühest ta ka siis vaatab just need samad arhetüübid või planeedid, millest me täna oleme rääkinud, et seal
Uraan, Pluto, Saturn, Neptuun, et nende neid... Saturn tegelikult on nagu isiklik planeet, on ju veel, aga Uraan, Pluto ja Neptuun on kõik need nii-öelda põlvkonna ülesed. Et nad on need, mida silmaga enam ei näe, Saturni veel näed, on ju, need Saturn on nagu tema tiir on see 30 aastat, on ju, et ta ikkagi jõuab sul siin mitu tiiru nii-öelda elu jooksul, kui hästi 2 tiiru teeb kindlasti, kui hästi läheb, teeb 3. ka. Et jõuab nagu, aga need on niisugused põlvkonnaga, kuigi minu meelest üks nendest, ma ei tea nüüd, kas see Pluto või üks nendest on hakanud nüüd tihemini, tal on kuidagi, nad panevad mingid ellipsid mööda või nendel on see vahe nüüd nagu tihenenud, et seal on mingid asjad, aga need on nagu need põlvkonna planeedid, et nad on tükk aega nagu ühes, on ju, et nende järgi jaotatakse neid põlvkondasid ka. Ja, kirjeldavad sellised pikemaid protsesse ja... Ja just need maailma mastaabis ja siis on näha, et kuidas need asjad ja on huvitav praegu vaadatakse, et millal mingid need teadusrevolutsioonid ja mingid muud reformatsioonid ja asjad on ju, kas või just need sõjad ja millal need on alanud, et ja siis on huvitav ka vaadata neid ka nende igasuguste poliitikute sünnikaarte, et huvitav on seal neid vaadata, kes oskab, ja neid saab nagu jah. See on eraldi teadusharu täiesti, see kogu see arhetüüpse astroloogia, ma muid astroloogilist koolkondi ei ole sellist suunda näinud, aga seal siis vaadataksegi siis näiteks ajalugu, võetakse mõni, ma ei tea, Virginia Woolf on ju, siis tema teosed siis läbi selle arhetüüpse silma arendamise. Seal ka näiteks, ma tean, üks astroloog, keda siis Tarnas soovitas, Tarnas õpilane, siis ta on uurinud siis just nagu teadusajalugu läbi siis näiteks Jupiteri ja Uraani nendeste tugevate seisude, mis tekivad seal suhteliselt tihti, seal iga 7 aasta tagant tekib see ühendus ja siis võtab näiteks siis seal kuni Galileost teaduse areng kuni tänapäevani ja vaatab siis seal neid tugevaid soodsad seise, et seal on hämmastavad korrelatsioonid ja see Tarnas nagu on ka niiviisi hästi öeldud, et tema, et mis see arhetüüpne astroloogia teeb ka, et ta võtabki siis mingis mõttes siis need 10 need arhetüüpi ja siis just need seisud ja süveneb nendesse nagu väga, läheb nendega hästi sügavale. Et seal ütleb ka, et kaasajas astroloogias nagu sellist asja tegelikult siiamaani ei ole tehtud, kus siis seal minnakse siis võib-olla siis niiviisi või mingisugune uus lähenemine mingis mõttes. Jah, kõiget asja saab ja kuna meil ju kogu aeg andmeid tuleb juurde, arvutiga on kõik asju tegelikult mõnes mõttes lihtsam, sa saad neid võrrelda ja neid välja nokkida ja neid on nagu töödelda on palju lihtsam ju. Et selles mõttes see tänapäevane tabel, sealt on lihtne neid seise kogu aeg vaadata, kuidas nad liiguvad, on ju, et sa saad niipidi ja naapidi neid ei pea ise arvutama nii-öelda, et arvuti teeb selle töö ära. Et ei, seal on huvitavaid asju on. Ja mõtlen, võib-olla küsiks või siis natuke räägi sellest, et sina ja astroloogia, et kuidas see... Et mina, selles suhtes on huvitav, et kunagi see astroloogia oligi selline, kuna mind on ma olen lugenud, igast asjad on huvitanud, aga astroloogia nõukogude ajal siis tekkisid mingisugused kaardid, siis see tundus põnev, sest see oli ka tegelikult oli nagu mingil määral niisugune keelatud või selline, ei olnud nagu ametlik on ju enne, siis tekkis oli see, kõik sellest nagu midagi ikkagi alati räägiti natuke, mingid tähtkujud ja siis tuli see päike, mis on see Goodwini raamat, see päikesemärgid, see oli ju tohutu bestseller, siis sai seda loetud ja aga samas mul oleti, et 12 nagu mingid tähtkujud, mis nagu, et ei ole mingi 12 tüüpi inimesi, et see nii nagu ka, et ühelt poolt nagu ja kõik need, mis need nii-öelda ajalehes avas, need horoskoobid, need tundusid siuksed totakad, on ju, et see kuidagi, aga siis tekkisid need muud, aga ikkagi mingi huvi ja kuskilt need planeedid on mind alati huvitanud, et nagu pigem siis astronoomia või see tähed ja see tähistaevas ja meil lapsepõlves oli mingi, mul oli see kuskil ära kadnud, hea nagu see tähistaeva kaart, et sa said, et vastavalt see oli Eesti aegne mingi, et sa said keerata vastavalt sellele, et mis aeg on, et kuidas need tähed seal on ja isaga ma alati neid tähti nagu vaatas ja neid sai nagu jälgitudki, need tähtkõid, kõik see oli nagu huvitav ja siis see siuke astroloogia tundus nagu siuke, läkski sinna nagu uhuunduse valda mõnes mõttes, aga kui siis hakkad seda nagu just selle arhetüüpide ja on tekkinud nagu need sünnikaardid, ikka loed ja huvitus ja siis koos selle hingamisega mingid asjad on kogu tuld ja planeedid on mind ka alati kõnetanud. Ja minu jaoks on see sama, et kui need on need planeedid olemas, kuidas nad meid ei mõjuta, kui kõik need gravitatsioonid ja kogu see süsteem ju toimib, neid saab ju mõõta ja kõik asju,
ja siis pigem ongi see arhetüüpne ja siis ei, ma olen kui ma juba lähen, siis ma lähen põhjalikult, ma oma sünnikaardis oli juba kõva käpp, on ju. Ja tegelikult ongi hästi huvitav, et meil on päikesemärk, aga tegelikult see on päikega siis selle vastand, mis on maamärk, on ju, et me oleme maa peal, et tegelikult võib-olla peaks rohkem rääkima maamärgist. Et meil on tegelikult maamärk, on see vastasmärk, kui mul on nagu nii-öelda päiksemärk on mul neitsi, siis maamärk on mul kalad. Et nad vastasmärgid ja kui see süsteem ja siis ta nagu süsteemina ja sellisena on ta väga huvitav. Ja see just selle nende ja kui sul on kõik need kraadid ja asjad, et ma olen ju täitsa kõva käpp juba selles. Ja see on huvitav ja see on tegelikult üks märgisüsteem, mis seletab ära, et meil võib erinevaid märgisüsteeme olla ja kui ta on nii kaua nagu püsinud ja kui siia on tekkinud need nagu seosed ja need asjad, et oleks rumal seda nagu eitada või mitte vaadata ja tegelikult mina vaatan asja, kui mind huvitab, järelikult on vajalik. Et kui mul on huvitav, võib-olla ma mingi hetk mind enam võib-olla ma ammendun mingis kohas sellest, on ju, aga praegu ma näen, et ta on mingisugune, sest inimestel on vaja mingid väljundid, et mis ja kellel ei sobi, ärgu kuulaku, ärgu vaadaku. Ja sellest jutust me täna ka rääkisime. Et see on nagu, mina alati ütlen, mul see üks hea sõber, võta see, mis sind kõnetab. Et võta see, mis sind kõnetab ja vahest see, mis sulle nagu üldse ei sobi. Kui sulle mingi tekib siuke koht, et see on mingi jama jutt või mis on. Aga siis vaata, et mis see jama, vaata, mis siis sulle sobib, kas ei peagi kuulama. Et ei pea selle peale üldse aega raiskama, on ju, et see on sellele, et neid, kes huvitab ja sealt saab edasi minna oma ja see, kuidas see Tarnas oma neid asju on nagu rääkinud ja kirjeldanud seda ajalugu ja need tulevad läbi nende asjad, on ju. Ja kui need on kogu aeg olnud inimkonnas nagu olulised, et siis, et kes me oleme, meie praegu ütleme, et ne ei ole olulised. Ja sind see järelikult kõnetab, mina olen sind, mind see kõnetab, selle Groffi, selle hingamise ja kui sa oled nagu, ja kes, kui sa Groffi nagu seal YouTube'is kuulad, siis selgemini on raske rääkida. Et kui konkreetselt põhjalikult selgelt ta räägib ja ta ütles ju samamoodi, et tema oli ka tundus, et see on täielik jama või nagu see on olnud see Tarnas, et see vanasti öeldi, et astroloogia on selle, mille kullastandard, nagu selle ebausu või mis asja kullastandard. Aga seda vanasti õpetati ülikoolis oli oluline õppeaine, mitte veel üsna hiljuti. Ja mina olen teoloogilise taustaga, et ma niikuinii olen sinna täitsa on ju, et mul on juba lihtne, aga vanasti, et seal nagu on need erinevad asjad, on ju. Et ja inimestel on vaja mingisugust märgisüsteemi, mis neile töötab. Et kellele toimib see, kellele teine, aga loomulikult neid ei saa võtta nii mustvalgelt, on ju. Et kui sa umbes, et see on, et kõik need mingid sobivuse asjad ja need on täiesti jaburad, need seda tüüpi astroloogia nagu ei kõneta mida absoluutselt. Et kui sa teed sellest endale mingi sellise raamistiku või hakkad selle järgi nagu inimesi lahterdama või. Ja tegelikult on, kuna et kõik need märgid ja asjad on meil, see kogu süsteem on meil kõigil olemas, et lihtsalt me oleme ise natuke erinevad, nagu ongi. Ja need asjad, neid mõjutavad meile ka erinevalt, aga seda on nagu huvitav vaadata, et kui sa hakkad neid, mingid seal on need erinevad elemendid ja asjad ja see kõik toimib. Ja ma olen oma sünnikaartid ja väga üsna täpselt. ja ma oskan nagu, ja kui sa võtad isegi näiteks Ajurveda, vanad meditsiinisüsteemid, neil on ka üks osa sellest on sünnikaart. Et kui nad võtavad see inimese tema tervist, siis seal üks osa ikkagi on ka vaatavad seda sünnikaarti, planeetide seisu, et see ja need meditsiinisüsteemid on palju väga vanad asjad ja toimivad väga ammu, on ju. Ja Hiina ja neil kõigil on, kõikides vanades kultuurides on sees olnud. Et võib-olla ei maksaks need nii üleolevalt suhtuda. Et need on alati nagu olemas olnud. Ja mul see Groffi nurk ka, just selle Groffi tugev seostes selle arhetüüpse astroloogiaga, ma arvan, on väga selline toetav, sest Ameerikas on palju just nagu noorte põlvkonnast, ma olen see Y-milleeniale ja siis on nooremad Z-generatsioon, et Ameerikas on väga näha siis sellist tugevat nagu astroloogilist nagu tagasitulekut, noortel ei ole sellist eelarvamusi, nad on avatud, aga ma ise näen ka, et see Groff on ka selline oluline lüli siin oma siis, ütleme sellise avatud silmaringiga vaatega inimestele on selline psühhedeelne siis, kuidas ma ütlen siis sellise psühhedeelse ravi või sellise holotroopse ravi kasulikkus on ju. Jah, et kui sa leiad, sul on vaja mingit asi, mis kõnetab ja selgitab, sa pead oskama selle mingid, ongi need arhetüübid, ongi selleks head, et need on mingisugused, need on nii ammu meil, need on kõik kirjanduses, igal pool nendes asjad sees, et me isegi ei saa aru, need on kunstis igal pool olemas, on ju, ja nad tegelikult mõjutavad, see sümbolkeel räägib meiga palju rohkem kui mingisugune mõistuse keel.
ja see ongi nagu see probleem, ma arvan, miks see maailm ka praegu nii või nii palju kas depressiooni asju, et sa ja mingeid asju sa ei saa niimoodi sellise kuiva teadusega seda ära ei selgita, et meil on neid protsesse, seosed on hoopis teistsuguseid. Ja leida, et mis kellelegi kõnetab või missugune, mis tüüp või mingid need mustrid. Ja siinkohal on hea siis teha reklaamipaus. Sellel kanalil siis on ka siis üks sponsor, kelleks olen ma ise, kellele ma siis reklaami siin teen. Olen siin eelmise aasta lõpust professionaalselt siis viin läbi astroloogilisi konsultatsioone. Sellises traditsioonilises konsultatsioonis vaatame inimese sünnikaarti 1,5 tunni jooksul. See maksab 75 eurot. Teen siis inimesele sellise täieliku sünnikaardi ja praeguste planeetide transiitide analüüsi. Ja mis see siis sünnikaart inimesel teeb? Öeldakse inimesed planeetide liikumise ja maapealsete sündmuste vahel täheldatud kooskõlade seas peetakse kõige olulisemaks sünnikaarti, isiklikke transiite, ehk siis sünnikaardil sellel, kus planeedid olid isiku sünnihetkel, on tähenduslik mõju tema edasisele elukäigule. Soovitan tulla siis konsultatsioonile. Mitmed inimesed on käinud, väga head tagasisidet saanud. Ma olen enda sünnikaarti väga palju uurinud. Ma ise olin väga suur astroloogia skeptik, kuid kui sa hakkad seda tõsiselt võtma, nagu võtsid ka sellised kuulsad nimed nagu Carl Gustav Jung, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Copernicus, Richard Tarnas, Stanislav Grof, et siin ajaloos on palju selliseid säravaid, kõrgharitud doktorikraadiga teaduse ajalugu kujundanud inimesi, kes siis võtsid astroloogilist vaatepunkti tõsiselt, kasutasid seda oma töös. Miks mitte anda sellele võimalus ja vaadata, milline on sinu enda suhe sellega, mis seal üleval toimub. Et loodusrahvad on alati sedapidi elule lähenenud ja sellisel keerulisel äraval ajal on minu arust väga tervendav luua suhet siis sellega, mis seal üleval on. Aga minnes tagasi ja ma arvan, et ma ise tunnen, ma ise lähen niiviisi, et selline kriitiline meel, ma arvan, või ma ise siis lähenen ka või vaatan ka sellise nagu kriitilise pilluga ka natuke astroloogiat. Et ei võta kõike siis päris niiviisi nagu iseenesest mõistetavana, proovin seal nagu, miks mulle siis ka näiteks arhetüüpne astroloogia istub, et ta on selline, Tarnas on ka hästi öelnud, et see on selline nagu, inglise keeles stripped down approach või selline lihtne versioon astroloogiast, et seal ongi lihtsalt need planeedid ja need suhted ja siis sa saad nagu sellise läbi kahe siis sellise muutuja saad nagu läheneda sellele. Et kui seal juba tulevad siis konstellatsioonid ja kõik majade süsteemid ja kõik selline, et siis seal tuleb mingi tuhandeid astroloogilisi koolkondi ja seal on selliseid suuri vaidlusi. See on nagu igas asjas on ju, et mina ikka saan paremini aru, kui sina on ju asjast, aga need põhiasjad on ju ja majade süsteem eeldab täpselt nagu sünnikella aega, aga mingeid asju sa alati tead, kas on see päev või öö, et mis on üleval pool nii-öelda et see loomisruum on meile, et see tegelikult et kui ju tehakse nii-öelda see sünnikaart on ju lapika, tegelikult on ta loomisruum, see on kera, sina oled seal keskel on ju ja ma igale poole, et kus midagi nagu päike siin või päike seal ja et siis nende järgi saab nagu mingeid asju vaadata. Ja need igasugused, seal on nii palju nüansse, et kõike võib seda hästi peeneks, aga inimese tundlikkus on ka hästi erinev, et inimesed, et mõne jaoks on see väga nagu, ega mul oli ka, et ma ikkagi olen neid lasknud korraliku sünnikaardi teha, 2 erineval astroloogi lihtsalt huvi pärast, ma mõlemad tunnen, et on huvitav ja vaadata, mis seal on ja sealt mingisugused ja seal on nagu erinevad. Et mina vaatan seda lihtsalt, olen huviga ja väga on huvitav olnud. Ma seda küll niimoodi, et ma absoluutselt igapäevaselt ei jälgi mingeid asju, aga vahest, kui midagi on, siis ma mõnikord nagu vaatan, ja ma tean tegelikult, et kuna minu sünnikaardis on planeedid kõik praktiliselt koos ühes puntras, et kui midagi juhtub, siis juhtub korraga ja elu nagu näitab, et vahepeal et seal on mingid teatud perioodid ja et see on tegelikult on huvitav. Ja mingeid neid niuksi suundumusi, et mulle need mingid asjad on, need seletus on iga sobinud, need on mulle teinud mingid asjad nagu lihtsamaks aru saada. Et on see õige või ei ole, aga kui see toimib, siis järelikult on okei. Ja, see on selline väga isiklik ka. Aga viimane küsimus on see, et ma vastan ise selle kõigepealt esimesena, et oled oma ema käest küsinud, mismoodi sinu sündimine oli või kuidas sa sündisid. Ma tean nii palju, et 21. september 1992, et see oli esmaspäev ja nad sügisene pööripäev, ploomid just valmis. Et siis ema ütles, et neil oli plaan minna ploome korjama, aga siis hoopis otsustasin mina sündida, et see ploomi korjamine jäi. Nii palju ma tean enda sünnist. Ei, mina selles mõttes tean suhteliselt ka, mul ei olnud nagu see nii-öelda see sünnikellaaeg ei olnud, mul naljaka, ma küsisin, et ma olen ka esmaspäeva hommikul või selle järgi, et mul on augustis sündinud
ja minu sünd oli väga kiire, mida olengi seda hingamises, ma ei ole kunagi sattunud mingis erilisse, kuigi ma olen korduvalt neid teid, et mingissuguse tohutusse sünnikanalisse kuskil rapsima, sest ema umbes just kell 5, oli teada, et ma peaks sündima. Siis oli veel tollel ajal, ma ütlesin, et oligi veel telefoni olnud, et oli naabritega kõik ka kokku lepitud, et tuttu, et et võivad tulla taksot tellima, on ju, siis polnud autot ju ka tollel ajal. Ja siis oligi, et umbes, igatahes oli nii, et kell 5 ema ärkas kell 6 mõni sündinud, et see käis jooksu pealt, on ju, et see oli väga kiire ja ma vasta ära, et ma alati seal hingamisega, ma ei tea, ma ei ole kuskil seal väga pidanud, aga ja elus on ma aru saanud ka, et mul tegelikult, et kui ma seda nagu tean, et ma tegelikult teen asju ruttu ja mul on ikka kogu aeg jube kiire kuskile mingites, et või et see, et kui ma midagi avastan, mis mulle huvi pakub, siis mul on nagu kuidagi, et ma tahan ruttu teada saada, et mingi kärsituse joon või kiire on mul nagu sees, on ju. Ja tuli nagu niimoodi, aga tema ütles ka, et see oli väga lihtne ja väga kerge sünnitus, et ja siis ma olen seda tagantjärgi ironiseerinud ka, et siis ma olen oma elust avastanud seda ka, et ega ma ei taha teistele tüli tekitada. Et ma parem teen ise ära ruttu. Et mul on lihtsam nagu ise midagi ruttu ära teha, kui teiste käest küsida või tüli tekitada, et kõik käib hästi, et saan ise hakkama. Et välja tulin ka ruttu. Et ema ei pidanud väga vaja. Et põhimõtteliselt ta jooksis nagu käigu pealt. Et selles suhtes see käis väga ruttu. Et see, selles mõttes ongi hea teada, et tegelikult need asjad nagu mõjutavad. Et või kuidagi, et sa saad nagu aru nendest. Et ja siis teised, kes on mingi tohutu vaev ja jama olnud, on ju, et kui ma nagu kas arstina või siis seal hingamises, ma olen aru saanud, kuidas need asjad tegelikult mõjutavad küll. Et see on mõlemat pidi, on ju, jah. Ja ka siis, kui mõelda ema ja lapse suhet, et kui sa emana oled tohutult pidanud võib-olla vaeva nägema, et sa seda last saad, kas ja rasedaks või see rasedus on hästi keeruline ja siis, kui see lõpuks, et siis need on teistmoodi, võib-olla siis on see teatud mõttes teatud klammerdumised asjad ka teistmoodi. Et kõik, kuidas see lapse saamine on väga raske, ütleme niimoodi, et siis see on nagu teistmoodi ka võib-olla, et seal on erinevad. Et need ongi, need seosed on ka erinevad. Et see nagu kõik ütlevad, mul noorem laps on veel 17, et nii-öelda pole ametlikult nagu perest lahku, et ütlesid ka, et kell on mitu asja, et tegelikult siis sa saad aru, kui see viimane lapsega ära minema, et siis see lahti laskmine on kõige keerulisem, nagu et mul on veel pesamuna nii-öelda veel, et ametlikult on veel, kuigi ta väga palju on juba piisavalt iseseisev, aga eks see on ka veel see koht, mis on endal huvitav nagu, et see lahti laskmise koht. Et võt, see on huvitavad asjad, jah. Jah, siin astroloogiliselt tuleb juba see kuumängu ja et see ema lapse suhe. Ja mul on lapsed kõik nii-öelda, kui võtta nii, et astroloogs kõik on eri, et meil on kõik nagu peres kõik eri tähemärgis sündinud, nagu erinevate tähtkujude järgi, et ka nagu huvitavalt eri aastaaegadel, et see, et see ka asjad huvitavad nagu, aga ma tean inimesi, kes on jälle niimoodi, et on nad täitsa planeerinud, et see laps võiks sündida selles tähtkujus, on ju, aga siis ega see ikka ei sünni pärast, et päris nii on ju. Teevad mingeid arvestusi ja siis ikkagi läheb niikesse natuke. Et see võib olla veel hullem, et sa nagu plaanid jube täpselt, on ju, et mina olen elus, et liigne planeerimine ei ole kunagi hea, et peab jätma ikkagi jumalanna juhusooleks midagi, et või heas mõttes, et sul on nagu, et sul on soov midagi teha või sellist, aga neid ei saa niimoodi, et see ei ole päris siuke, et sa arvutad nüüd välja, siis juhtub ikka teistmoodi. Jah, see on jah, ma vast mõelnud ka, et kui laps sünnib, et kas siis et äkki see hing ise planeerib seda siia tulekut, on ju, et võib-olla siin inimestena on nagu raske seda ise kuidagi üldse kontrollida seda asja. Ei, teooria ütleb jah, et tänapäeva uuemad, et on koolkonnad, mis ütlevad, et laps valib vanemad, jah. Et me ise oleme valinud endale sellise kogemuse, nagu me soovime. Või kas me nüüd päris sellist soovisime, aga et see ongi nagu erinevad ka. Ja osad see astroloogias nad vaatavad, kes vaatab mingeid nii-öelda eelmiseid elusid. Seda võib ka öelda, et kas nüüd on need eelmised elud või on need energeetilised ühisväljad. Aga selge on see, et sa ei tule mitte kuskilt ja kao mitte kuhugile. Et see on nagu ka selge, et see hing, see ei ole niimoodi, et minu jaoks on see, et sa oled vaimne olend, kehastud siia sellesse kehasse, sünnid siia inimeseks ja siis sa sured ja siis sa lihtsalt jätad selle keha, on see planeedi oma, siis sa lähed siit uuesti minema. Selle jaoks minu jaoks see surmahirm on täiesti arusaamatu. Kuna see on kõige kindlam asi, kui sa oled siia maailma sündinud, siis ükskord sa kindlasti sured, see on ainuke kindel asi. Ülejäänud me ei tea üldse, mis siin vahepeal. Ja siis see lihtsalt juhtub. Ja mis seal nagu hirmsat on, kui sa oled elu ilusti ära elanud,
mingi hetk võib-olla väsidki ära ja ongi keha siin kulub ära ja ongi ära minna. Et see paaniline nagu siin elus kinni hoidmine arvates, see on täiesti jabur. Et tahetakse, seal Soomes need vana, ma palju Soomes töötanud seal, ja kuna Soomes on hästi palju nagu, selgelt nagu ustlikum rahvas, seal on see kiriku ja kristlik taust, siis mõnikord nad on ise need vanaimesed ka hädas on ju, et nad tahaks ära minna. Ja siis me ütlesin, seal on nii hästi ravitud ära väljasta surra. Et meil ravimeid nii hästi, et nad ei saa, et tänapäeva meditsiin on võimeline väga kaua inimest elus hoidma, aga on see mingi elu, kui ta sealt tahab ära minna. Ta on nagu oma elu elanud, kõik sõbrad on läinud, kõik on nagu niimoodi, tunnebki, et aeg on täis, laskest inimesele ära minna. Et see on meil nagu, et meil nagu see, nagu sa ütlesid seda surmast nagu, et mis asja sellest surmast kardetakse? Et on jah, ja on kurb ja kõik on ju, kui on kõik tore, aga see on nagu okei, et selles mõttes, et Aafrika rahvast ja need lähevad suure laulu ja rõõmuga saad vaevast lahti, mis on tegelikult nagu täiesti okei. Et pole keegi siia igaveseks, kas tahaks siia kõõluma jääda, ei taha ju. Ei taha ju, mingi hetk on aeg. Ja siis ma kujutan ette, et mingis vanuses sul tekibki see tunne, et me oleme asjad ära teinud ja võib-olla kui ma olen piisavalt vana, ma ei taha siin teistel jalguga jääda, ongi okei nagu. Nagu see Jaapanist, need, kes oli silmukid, läksid mäe otsa ära surema. Kui ise enam hakkama ei saa, milleks ma siin, kas sa tahaksid kuskil olla, lükata või tõmmata? Kindlasti mitte. Jah, see suhe sünni ja suhe surmaga, et see on nagu väga oluline asi. Ja need on mõlemad nii loomulikud, need on nagu nii loomulikud elu osad, et miks need nii ebaloomulikud või ja miks sa selle peale nagu, et kui see sünd on, et kui sa tead ju, et oled rase ja see laps sünnib ja soovid seda last ja kõik sa valmistud selleks ja kõik on selleks valmis. Ja siis teistpidi mingi hetk on ju see samamoodi ja minu meelest on see ka, et inimestel on nagu kurjas, kui neil on mingid asjad, siis nad jätavad need asjad mingid veel lahendamata, et siis need sugulased seal saevad seda mingit varandust on ju, aga enne ära on ju, see on tehtud. Siis käib mingisugune, kes ütles kellele. Ja siis nagu elatakse ise see elu endale nii keeruliseks. Ja selles mõttes need arhetüübid ju ka on nagu, et need planeedid, et nad näitavad, nad on mingid nagu tüübid, mingid mustrid, millega sa samastud, et kas sa käitud või sa oled, et miks need arhetüübid on nagu head, et kuule vaata, et kui sa ise ei oska, teine ütleb sulle, et kuule, et vaata, see on selline energia, et see viib sinna või et kas sa samastud või oskad nagu võrrelda, et sul on nagu mingid nagu sellised kujundid, millega võrrelda. Jah, kõrgem teadlikkus, teadvustatus. Jah, et sa oled, on ju, ja sa saad nagu võrrelda siis ennast. Ja kas või see sünniga, kui sa mõtled, et miks ma niimoodi käitun, on ju, et miks mul see, võib-olla ma ei ole rahul endaga, sa saad ka vaadata, et kas on ja kas siis saab muuta või sul on mingid nagu mõõdupuud, mingid nagu vormid on ju, need ongi arhetüüp on nagu selline nii-öelda arhailine vorm või mingi tüüp, on ju, et sul on mingid mudelid, kuidas on olnud kunagi, on ju. Ja need 10 planeeti on ju, et nad on ka sellised väga nagu reaalsed mõõdupuud on ju, need 7 tükki seal kuni Saturnini, see päike ja kuu läheb ka sinna alla. Need on nähtavad. Need on nähtavad, ja need on nagu mõõdupuu, millele sa saad nagu, ka siis sa ei pea nagu üldse lähenema neile oma selle meelega, vaid sa saad ka neile läheneda vahetult. Ja mina olengi vaadanud tänapäeval, ma leian, kui sul on need popitäpid on ju, et ei pea üldse, et kui sa lähed ikkagi tähistaevaga, sa vaatad mõnikord, kus on hea taevas, sa vaatad mingi planeet, mõnikord see on planeedina on ju, või siis mõni täht on ju, planeet paistab sulle ka tähena põhimõtteliselt. Ja siis kohe kõnetab, see on hea vaadata, et mis see nagu on, et mis sellega või on see täht, kui on mis arhetüüp, et sa lähed ja ükskord võt see on kohe, kuigi seal on võib-olla teised, mis on võib-olla eredamad ja niimoodi, et see on hästi hea, kui sellised kohad, kus on see ja taevas ja kui on see valgusreostus, see on väga hea vaadata, et vaatadki seal, et mis mind kõnetab. Et viskad selili või niisama vaatad, et mis kõnetab on ja siis vaatadki ja suhtledki sellega niimoodi. Vaatadki. Ja kui sa saad aru, et kuskilt kaugelt ja kuidas see energia tuleb, sa mõtlesid, saad aru neid vahemaasid, see on väga huvitav. Ja tegelikult on ju see ka, et kui pikad need vahemaad on ju, kui nad ütlevad, see mingi täht seal vist on juba surnud, aga kui me sellest teada saame, siis on sellest väga palju aega möödas juba, et millal see, mis see on see, seal vist varsti lahvat. Kohe peaks mingi supernova olema. Aga see nagu jõuab meie nii pika välvaga, et tuleb sealt nii kaua, et selles mõttes see kõik on väga huvitav. Väga huvitav, jah. No ja, et see ongi, et teinekord jah, augustikuu on selles mõttes hea, et kui on hästi pime on ju, et võtad magamiskotti ja kui on, aga talvel on, teine asi on talvel on ka, kui on korralikult riided viskad ja ma võin soovitada sama algalikus hingamas käisin, et kui on jää peale minna, seal on see hästi madal meri
et selles mõttes ei ole nagu ohtlik, aga sa tead, muidugi on jääs, aga tegelikult see, kui sa selil jää peal, mere peal ja siis see all on meri nagu sa tunnetagi, et sa liikumist ja siis vahid neid tähti on väga lahe, et kui on siuke täis selge, et see on väga hea meditatsioon, paned lihtsalt õiged riided selga ja väga lahe. Ja no just see tänapäevase äpiga sa teed, kui sul tekib küsimus, sa saad alati, kui sa ei tea, on ju. Kui sa ei tea, sa saad vaadata, kus mis on, et siis vaatadki, mis energia sealt tuleb ja suhtled vahetult. Jah, see äpindus ongi minu miks üldse astroloogia on uuesti tund pildil ongi, siis minu põlvkonda nooremad ongi tänu selle äpindusele, et see tehnoloogia siis et kõik vaatame nendesse ekraanidesse, vaatame alla, aga siis ka seal on see võimalus siis läbi nende sinna ülesse ka vaadata. Jah, et ei tasu neid, et tegelikult nutiseadmed, kui neid õigesti kasutada, on nad väga, väga mõistlikud, et sealt saab väga hästi just, et need taevaäpid, et saad vaadata neid, kus ja mis liigub ja siis vaatadki ja mediteerid ja vaatad, mis nad sulle räägivad seal, mida Jupiter ja Saturn sulle räägivad. Ja. Aitäh sulle, Anna! Aga palun, võtta heaks!